Tere kõigile! Meie oleme teie tänased päevajuhid Tiina ja Kariina. Õpilasfirmade võistlust korraldatakse juba 1996. aastast ning täna on juba 21. kord, kui siin saalis kogunevad Eestis silmapaistvamad õpilasfirmad. Ka meie oleme osa võtnud Eesti õpilasfirma võistlusest ning isegi esikoha saavutanud. Tiina, kas mäletad oma tundeid 2 aastat tagasi, kui istusid siin samas saalis oma esinemisaega ootamast? Mäletan ikka. Kohtuniku pilgud panid ikka põlved värisema, kuid saime suht hästi hakkama. Nii et hingake sügavalt sisse ja uskuge endasse. Olete läbi teinud juba väga suure töö ning väärinud koha finaalis. Nüüd aga püüdke endast parimat anda ning jõudu teile. Tänast üritust on võimalik jälgida otseülekandena Delfis. Nüüd aga anname tervituseks sõna Tartu linnapeale Urmas Klaasile. Tere hommikust, head külalised ja ka Tartu inimesed. Mul on väga hea meel õpilasfirmasid üle Eesti, tublimaid neist firmadest siin Tartus tervitada. Ja mul on hea meel selle üle, et ma olen juba saanud teid õige mitmel korral siin Tartus tervitada. Nii et tere tulemast Tartusse. Tartu ettevõtlus ja Tartu majandus areneb väga kiiresti. Uued märksõnad, mis Tartus ettevõtluse ja majanduse mõttes praegu päevakorral on kindlasti infotehnoloogia sektori väga kiire areng. Tartust on kujunemas Eesti IT-pealinn, kus ühel ruutmeetril IT-ettevõtete kontsentratsioon on kõige kõrgem. Nii et me räägime siin hellitavalt Tartu Silicon Valley'st, sellepärast et Ülikooli tänaval, Raekoja platsil ja Kesklinna teistel tänavatel on IT-ettevõtteid tekkinud ja õitsema löönud ilmselt rohkem kui kuskilgi mujal. Meile tuleb järjest välisriikidest juurde uusi selle valdkonna inimesi, sealhulgas Venemaalt tulevad inimesed, soovivad Tartus töötada ja elada, sellepärast et see kliima, mis meil Eestis on ettevõtlusega tegelemiseks ja ka IT-arengu mõttes on väga hea. Viimane uudis, mis seda valdkonda Tartust on taas kaardile toonud, on see, et Tartu Ülikool asub ehitama uut IT-maja, õigem infotehnoloogia maja, kus saavad kokku meie arvutiteaduste instituut, meie akadeemiline pool selles valdkonnas ja ka ettevõtted. Nii et see on võib-olla see viimane uudis, mida tasub kõrva taha panna. Ja ka seda, et kui me räägime siin IT-st, siis me ei räägi nii-öelda lihtsalt tehnoloogiatest või lihtsalt arvutitest, vaid ikka sellest, kuidas nad on kõik läbi põimunud ja üheskoos üksteist täiendavad teiste majandusettevõtlussektoritega. Aga nagu ma tean, täna väga pingeline päevakava, aega palju ei ole pikalt rääkida. Soovin teile palju edu, teie ideede realiseerumist selles mõttes, et see kõik, mida te olete valmistanud, mida te oma ettevõtete kaudu pakute, et see leiaks turu, et nõudlus teie kaupade järgi oleks suur ja et teil oleks ka parasjagu kannatust ära oodata tulemused, sellepärast et kõik ei pruugi ka ühe sõrmenipsuga alati õnnestuda. Nii et mul on hea meel, et te olete siin, ettevõtliku vaimu teis jätkuvalt ja levitage seda ka oma sõprades ja kõigis teistes inimestes. Aitäh teile! Aitäh, Urmas Klaas! Omalt poolt tahab teid tervitada ka Junior Achievement Eesti direktor Epp Vodja. Kuna ma ei suuda paigal seista, siis ma võtan ta enda kätte. Tere, head noored! Veel kord tere, lugupeetud žürii ja head õpetajad, kes on teinud suure töö. Teid on väga hea meel siin kõiki näha. Kõik need õpilasfirmad, kes on siin, on tänaseks õppinud väga palju ja see on minu jaoks kõige olulisem. Mina olen praegu 21.
Eesti õpilasfirmade võistlusel pealtvaataja, õnneks. Nii, tähendab, ma olen näinud 21 võistlust Eestis. Ma olen olnud umbes 15 kuni 17 Euroopa võistlusel. Ma olen olnud Gruusia õpilasfirmade võistluse žüriis. Ma olen lugenud läbi kõik teie aruanded, uurinud läbi kõik teie pearaamatud. Ja teate, ma ei oska öelda, kes võidab. Nii et selles suhtes on žüriil täna tegelikult palju raskem töö ees, kui teil on. Mis teil viga? 4 minutit lavaesinemist, siis umbes 10 minutit on teil žüriiga vaja rääkida ja siis umbes 10 minutit, mitte rohkem, on boksivestlus. See teeb kokku umbes 25 minutit. Nemad teevad tööd. Juba praegu nad on alanud ja nemad lõpetavad siis, kui kuulutatakse võitja välja. Kelle elu on raskem? Nii, mis teil pabistada? Las nemad pabistavad. Teie räägite iseendast. Nende asi on leida see, keda kuulutada Eesti parimaks firmaks, kes saab Eestit ka esindada Euroopas. See on suur au, aga ta on ka väga suur töö. Ja teate, kui see võistlus saab läbi, ärge tulge küsima, miks pärast mina ei võitnud. Sellepärast, et sellele küsimusele enamasti ei ole vastust. Tulge küsima, miks võitis see, kes võitis. Sellepärast, et seda on žüriil ja ka meil väga palju kergem öelda. Et väga sageli see ei ole niimoodi, et te otsite kõige paremat esinejat, te otsite kõige paremat kirjutajat. Läbi kõikide elementide otsib žürii seda firmat, kes paneb nendel, tänapäeval öeldakse liblikad kõhus lendama, eks ole, kes tekitab selle tunde vau, et eks ole, see on see ja see ei ole sageli üldse mõõdetavasi. Nii et see on nagu Eurovisiooniga, täpselt nagu Eurovisiooniga, et kas on see Eesti parim laul või on see firma, kes esindab Eestit Euroopas kõige paremini. Kas te vaatasite eile Eurovisiooni seda vooru, kust Eesti edasi ei saanud? Vaatasite? No vaat, teie olete väga palju paremas olukorras. Teist üks saab edasi. Nii et ma soovin teile igal juhul tugevat närvi ja vastake ausalt. Ausus on võti, ütlen ma teile. Sellepärast, et meie ei kasvata uusi Panama kodanikke. Meie kasvatame Eesti ausaid ettevõtjaid. Aitäh teile ja jõudu! Täname kenade tervitussõnade eest. Nüüd aga tutvustame teile ka meie žürii liikmeid, kel siis palun ka ennast märku anda. Andrus Altrov, Affecto Estonia OÜ tegevjuht. Anneli Koho, Baltman OÜ, Eesti turundusjuht. Edward Rebane, SEB Pank, käibekapitali ja arvelduslahenduste divisioon, ärijuht. Ene Andruskevitšus, Desiron OÜ juht ja Junior Achievement Eesti nõukogu liige. Kaidi Talsen, AS Coca-Cola HBC Eesti avalike suhete ja kommunikatsiooni spetsialist. Kristiine Ross, AS Infotark müügi ja turundusjuht, Junior Achievement Eesti nõukogu liige. Madis Player, ettevõtja Higher Power tegevjuht, Junior Achievement Eesti õpilasfirmade mentor. Marek Mekk, OÜ Sõbrad, Junior Achievement Eesti õpilasfirma programmi koolitaja. Margus Pala, Zero Turnaround, Head of Support. Olev Vallik, Tarmeko Metall OÜ, juhatuse liige. Rain Rannu, ettevõtja Fortumo looja ja tegevjuht. Siim Espenberg, Tartu linnavalitsuse ettevõtluse osakond, ettevõtluse arengu peaspetsialist. Ning Paavo Pilv, ettevõtja Junior Achievement Eesti nõukogu liige, žürii esimees, kellele anname sõna ka võistluse avamiseks. Tervist žürii poolt ja nagu ärimaailmas öeldakse, et aeg on raha, siis kindlasti tahate võistlusega kiirelt alustada, nii et žürii soovib edu. Aitäh!
nüüd aga on kätte jõudnud õpilasfirmade lavaesinemiste aeg. Igal õpilasfirmal on oma ettevõtte tutvustamiseks aega 4 minutit. Kui esitluse lõpuni on jäänud pool minutit, näitab Maria teile kollase kaardi. Kui aeg on läbi, siis näitab ta punase kaardi. Kui kerkib punane kaart, siis palun võtke oma esitlus kiiresti kokku ning lõpetage. Selleks, et aega optimaalselt kasutada, nimetame esineja ning samuti õpilasfirma, kes pärast neid lavale tuleb. Ettevalmistuvad õpilasfirmad palume tulla ja istuma siia esiritta. Esimesena esineb õpilasfirma Klassi ja valmistub õpilasfirma Miss Cookis. Tere, mina olen Martin. Ja mina olen Merili. Videos nägite, mis juhtub enamik plastpudelitega. Kuid kas te teadsite, et ainult iga 5. plastpudel jõuab taaskasutusse? Andke palun mulle käega märku, kui paljud teist kasutavad klaasist veepudeleid. Ma loodan, et nii mõnigi teist mõtles, et oleks soovinud kätt tõsta. Poodides seisavad veepudelid riiulita nädalaid ning selle ajaga hakkavad kahjulikud ained teie joogi sisse imenduma. Enamasti ka siis, kui teeb kuua PPA vaba plastpudeliga. Seda probleemi saab lahendada, kasutades plasti asemel klaasi. Meie tooteks ongi klaasist joogipudel. Oma toote müügiga soovime vähendada plastpudelite kasutamist ning teadvustada plasti kahjulikku mõju tervisele ja keskkonnale. Oma toote müügiga soovime julgustada inimesi jooma rohkem vett ja et seda teha, anname igale ostjale kaasa oma koostatud retseptivihiku, mis sisaldab palju huvitavaid maitseveede retsepte. Klaasipudelid on kuumakindlad ning nendesse võib julgelt ka tuliseid jooke kallata. Igas pudelikomplektis on kuumakaitseks kaasas termoümbris, mida saab vastavalt soovile kanda kas musta või roosana. Et muuta oma toode teistest eristuvaks, lasime sellele trükkida oma loodud rebase disaini. Valik langes rebase kasuks just seetõttu, et see loomak on Jaapanis tuntud kui rikkumata looduse sümbol. Klassi meeskonda kuulub 6 liiget. Kuigi me jagasime ära ametid, ei olnud meil siiski väga kindlalt määratud piire, mistõttu said kõik pidevalt töös osaleda ning tutvuda erinevate valdkondadega. See tuli kasuks probleemide lahendamisel, sest ütleb ju ka vanasõna. Suur parv sääski saab elamaadiski jagu. Martin, palun räägi siis meile, kuidas tooted valmisid. 10 päeva enne Eesti õpilasfirmade laata jõudsid klaaspudelid meieni. Järgneva nädalaga saime valmis visiitkaardid, retseptiraamatud ja logodega kinkekotid. Õigeks ajaks jõudsime valmis ainult tänu varasematele kokkulepetele trükifirmaga ja oskusele probleemide ilmnemisel kiirelt reageerida. See lugu oli õpetlikuks kogemuseks, kuidas mõnikord võetud riskid ennast ära tasuvad. Ühiselt sama eesmärgi poole püüeldes pidime unustama ka kõige väiksemad erimeelsused ning veendusime, et piisava tahtejõu korral pole miski võimatu. Siiski ei möödunud kõik probleemideta. Näiteks ei osanud me ette näha kõiki kulutusi või arvestasime valesti nende võimalikku suurust. Mistõttu lahendasime oma murekohti kas plaani ümber mängides või tegeledes ettemüügiga. Samas oli tore näha, kuidas kliendid meid usaldavad, sest juba enne toote müügile ilmumist oli tekkinud palju huvilisi, kes soovisid meie pudeleid soetada.
üks suurimaid kordamineku meie jaoks on olnud tunnustamine ja alumni poolt kui üks nende lemmikutest õpilasfirmadest. muidugi on ka suur saavutus sellel võistlusel osalemine ning siin finalistidena teie ees laval seismine. Nagu igal ettevõttel oli meie üheks eesmärgiks jääda kasumisse, mis meil ka õnnestus. Sellest olulisemaks pidasime uute teadmiste saamist seoses väikeettevõtlusega ja plastikust pudelite tarbimise vähendamisele kaasaaitamist. Kuid samas, mis oleks parem kui teadmine, et kõik tooted on müüdud ja kliendid õnnelikud? Aitäh! Kas on plaanis ka mõne muu värvi ümbristega pudeleid teha? See oleks võimalik, aga kuna me lõpetasime oma tegevuse, siis... enam ei Selge. teegi. Okay. Aitäh teile! Järgmisena kutsume siia lavale õpilasfirma Miss Cookies ning valmistub õpilasfirma Julge Hunt. Tere, meie oleme 4 Võru gümnaasiumi neidu. Lisette, Geret, Meri-Liis ja mina Maria. Otsustasime luua õpilasfirma, kuna soovisime teha midagi enda kätega. Samuti soovisime traditsioonilise uurimuste asemel teha midagi uut ja huvitavat. Kuid millega me tegeleme? Meie teeme inimeste elu ja küpsetamise veelgi lihtsamaks, pakkudes neile küpsise valmistamiseks vajaliku segu, mis on kaalutud ja laotud kihiti kaunistatult purkidesse. Meie firma pakub 2 erinevat sorti küpsise segusid. Heatuju küpsised sisaldavad kaerahelbeid, nisujahu, nii valgeid kui ka pruuni suhkrut, tumedat šokolaadi ja maapähkleid. Algselt oli meie sortimendis ka kaerakookusunelm, kuid see ei osutunud väga populaarseks. Võtsime klientide arvamust kuulda ning asendasime kaerakookusunelma uue sordiga, milleks sai särtsakas jõhvikamaius. Uue sordi koostisest leiab valget šokolaadi ja kuivatatud jõhvikaid, kuid ülejäänud komponendid on samad nagu heatuju küpsistel, kuid ei sisalda maapähkleid. Toode on klientidele meeldinud just seetõttu, et oleme suutnud küpsetamise võimalikult lihtsaks teha. Laatadel oleme täitnud alati oma eesmärgid. Õnnestumiseks loeme ka seda, et oleme suutnud oma müügiga kasumisse jääda. Positiivsena saame märkida seda, et kõik õpilasfirma liikmed on midagi selle aja jooksul õppinud. Näiteks oleme saanud palju uusi teadmisi ärimaailmast. Meeskonnatöö on küll lõbus, kuid ette tuli ka arusaamatusi. Üks suurimaid probleeme meie firmas oli aja valesti planeerimine. Õppisime sellest, et aja õige planeerimine on ülioluline firma õigeks toimimiseks. Samuti esines üksteisest valesti arusaamist ning ei leitud ühist vaatenurka. Probleemidele leidsime üheskoos lahendused ning õppisime arvestama ka kaasliikmete arvamustega. Siit ka õppetund tuleb teada firma liikmete nõrkusi ja tugevusi, et koostöö veelgi paremini toimiks. Meie suurimateks kogemusteks oli meeskonna liikmetega arvestamine ja meeskonna töö planeerimine. Lisaks sellele saime palju uusi kogemusi ning arvestasime sellega, et tuleb arvestada ka teiste liikmetega. Oleme saanud palju uusi teadmisi ärimaailmast. Mitmed erinevad loengud, millest oleme osa võtnud, on meie silmaringi tohutult arendanud. Osalemine laatadel on parandanud meie suhtlemise oskust võõraste inimestega ning andnud juurde meile palju julgust. Osalemine õpilasfirmade laadal Lätis võimaldas meil suhelda nii eesti, nii vene kui ka inglise keeles. Meie jaoks on kõige tähtsam siiski see, kuidas me ise arenesime õpilasfirma käigus. Õpilasfirma loomine mõjus firma liikmetele erinevalt, saadi uusi kogemusi ning arenes ka silmaring. Firma loomine oli kõigile suureks väljakutseks ning astuti välja oma mugavustsoonist. Aitäh kuulamast! Aitäh teile esinemise eest! Kas te olete ka mingi küpsise retsepti ise välja mõelnud? Me oleme täiustanud neid küpsise retsepte omamoodi küll. Okei, aitäh! Nüüd kutsume lavale õpilasfirma Julge Hunt ja valmistub õpilasfirma Tags.
tere, mina olen Karoli. Mina olen Grit. Ja mina olen Mairi. Ja meie oleme õpilasfirma Julge Hunt. Meie tooteks on kaardipõhine seltskonnamäng, mis koosneb 54 mängukaardist. Iga mängukaart sisaldab erinevad väljakutset. Väljakutsete sooritamise eest saavad mängijad punkte ning kes kõige enam punkte kogub, on kõige julgem hunt ja võitja. Peamine eesmärk, miks me alustasime üldse õpilasfirmat, oli see, et me soovisime kogeda võimalikult tõetruult, kuidas teha oma firma ja arendada välja oma toode. Lisaks tahtsime taaselustada õpilasfirma traditsiooni enda koolis. Eelmise aasta kevadel tulime ideele teha õpilasfirma, mis toodab siis seltskonnamängu. Sel hetkel oli see kõigest idee ning meist keegi ei mõelnud selle teostamise peale. Kuna olen olnud väikesest peale õpilasfirmadega seotud, siis tuli minul ka soov teha oma õpilasfirma ning selleks leidsingi endale kaaslased ja tegime oma soovi teoks. Mina olen firma juht, kuna olen väga hea suhtleja ning esindaja ning samuti mul on ka eelnev müügikogemus. Minu ülesanneteks oli juhtida meie õpilasfirmat ning nõustada ja abistada kõiki meie liikmeid. Mina olen siis Mairi ja finantsjuht sai minust seetõttu, et olen tugev matemaatikas ja pööran suurt tähelepanu detailidele. Raamatupidajana nägin, kuidas firmas rahad liiguvad ja kui oluline roll on tegelikult sellel ametikohal. Mina olen Karoli ja mina olin siis tootmisjuht, kuna mul olid varasemad kunstialased teadmised ja disainihuvi ning minu peamine ülesanne oli kujundada toote ja firma logo ning mängukaardid. Oma toodet me müüsime mitmel erineval platvormil. Esiteks käisime mitmetel õpilasfirmade laatadel Pärnus, Raplas, Tallinnas ja Paides ning lisaks müüsime ka oma Facebooki lehe ja sõprade tuttavate kaudu. Oma esimese laada kogemuse saime Pärnus. Seal läks meil üpriski hästi, arvestades seda, et müüjaid oli palju ja ostjaid võrdlemisi vähe. Kuigi lootsime, et läheb paremini, oli sel laadal siiski väga suur roll meie alustamisel, kuna saime oma toodet esimest korda esitleda ning populaarsust koguda. Mõni päev enne jõule osalesime ka laadal Raplas. Seal läks meil väga hästi, teenisime 280 € ja saime sellega ka suurima käibega õpilasfirmade tiitli. Siis võtsime osa ka Eesti suurimast õpilasfirmade laadast Tallinnas, Kristiine keskuses. Sinna olime kaasa võtnud kõik oma esimese tiraaži viimased pakid ja saime need ka kõik edukalt müüdud. 17. märtsil toimus Paide kultuurikeskuses laat. Selleks ajaks oli meie esimene versioon läbi müüdud ja müügiks läks juba teine versioon. Sinna jõudsin ma üksinda, kuid osalemine oli oluline, et tutvustada laadal meie toote uut versiooni. Trükikojaga olid meil kahjuks möödarääkimised, mille tõttu tuli meie esimene tiraaž trükivigadega. Samuti oli meil pidevaks probleemiks aja ja kogemuste puudus. Meie suurimaks õnnestumiseks oli meie 2 erinevat versiooni mängu, mis inimestele väga meeldis. Me õppisime oma vigadest ning uuendasime oma esimest versiooni, et teha veelgi parem teine versioon. Meie käive osutus palju suuremus, kui suutsime üldse loota. Kasum on hetkel 158 € ja kokku oleme üldse müünud 972 € eest tooteid. Algkapitali saime nii, et trükikojaga leppisime kokku, et saame arve maksta 2 osas ja sellest saime siis ka algkapitali suuruse 70 €. Kogu õpilasfirma protsessi läbitegemine on meile andnud väga palju uusi oskusi, tutvusi ja teadmisi ning ma arvan, et me kõik oleme ühel nõul, et me ei oleks kunagi arvanud, et me teenime raha omaenda mõtteviljade eest. Aitäh! Kas olete kuidagi uuendanud ka oma väljakutseid, et võiks korduvalt mängida, oleks põnevam? Meie esimese versiooni väljakutsed on veidi erinevad teise versiooni väljakutsetest, kuid oleme ka mõelnud selle peale, et teha ka uus mäng uute väljakutsetega. Nii, aga mis on näiteks teie arvates kõige põnevam väljakutse teil senini olnud? Äkki midagi sellist väga armsat, et helista kellegile, keda sa armastad ja ütle, et ma armastan sind. Väga tore. Aitäh õpilasfirmale Julge Hunt. Järgmisena palun siia ette õpilasfirma Tags ning valmistub doktor Kaisus.
tere hommikust, meie oleme Tags, Tristan, Arles, Grete ja sina. Me oleme loonud teenuse, mis on unikaalne ja innovaatiline terves Põhja-Euroopas ja Baltikumis. Meie teenus muudab Eesti kultuurisõprade elu tunduvalt mugavamaks. Kiire elutempo tõttu on vaba aega keeruline planeerida. Sageli tähendab ootamatu plaanide muutus mõne kontserdi, spordi või teatripileti kasutamata jäämist. Siin tulebki appi veebikeskkond tags.ee, kuhu saate kiiresti postitada kuulutuse oma pileti kohta, et soovijad saaksid pileti ära osta. See annab teile vabaduse soetada spontaanselt ürituste pileteid, võimalusega neile alati uus omanik leida. Veebile testperiood lõppes täielikult alles aprilli alguseks, kuid ka arengajärgus olev leht ei takistanud kliente meie keskkonnaga liitumast ning piletid üles panemast. Alates sellest, kui võtsid suure massimeediale, on külastatusnumbrid aina tõusnud. Tänaseks on meil Facebookis juba üle 500 jälgija. Veebilehel on registreerunud kasutajaid üle 70 ning vahendatud piletite hulk ületab 100 piiri. Me oleme ainsad, kellele Jalgpalliliit on andnud õiguse vahendada oma pileteid. Ning esmaspäeval saime koostööpakkumise Eesti suurima piletimüügi ettevõttelt Piletilevi. Lepingu sõlmimisel saame eksklusiivse õiguse ainsana Eestis nende müüdud piletid vahendada. Teenuse arendusprotsess kujunes küllaltki ajamahukaks, kuna keskendusime kvaliteedile ning professionaalsusele, et jätkata pärast õpilasfirma lõppu osaühinguna. Järelturuga tegelevaid firmasi analüüsides muutsime oma keskkonda kasutajasõbralikumaks. Lisasime senisele kodulehele üritusi kajastava blogi ning peatselt valmib koostöös meloman.ee-ga ürituste kalendrifunktsioon. Tööd oleme teinud hingega ja väga põhjalikult. Samas oli ka meie jaoks hetki, kus tundsime, et oleme ette võtnud liiga keerulise ülesande. Rasketest hetkedest aitas üle saada pikaaegne sõprus, huumorimeel ning ühine eesmärk luua konkurentsivõimeline keskkond, millel oleks võimalus ka rahvusvahelisele edule. Mõistsime juba alguses, et meie edu aluseks on turundus. Oma tegevusplaani panime paika koostöös turundusagentuuriga VUR. Keskendusime esialgu kliendibaasi loomisele ning inimestevahelisele turundusele, mitte niivõrd massimeediale. Aprilli algul, kui lõppes kodulehe testperiood, hakkasime lisaks Facebookile ja Instagramile kasutama turunduseks ka teisi platvorme, lisades oma turunduskanalite nimekirja Google AdWordsi ja Facebooki tasulised reklaamid, mis tõid kaasa hüppelise külastatavuse kasvu meie veebilehel. Praeguseks oleme suhelnud paljude meediakanalitega ning esimene pikem meid tutvustav lugu ilmus Postimehes just möödunud esmaspäeval. Siiani on meie töö olnud põhiliselt kodulehe arendamine ja sellega firmale korraliku vundamendi rajamine. Tulevikus loome e-poe, mis annab väiksematel üritustel ja MTÜ-del võimaluse müüa oma pileteid. Kodulehele on loodud võimekus maksesüsteemi käivitamiseks, mis aitaks muuta piletite vahendamist mugavamaks ja ka turvalisemaks, mida me oleme mõistnud oma tegevusaasta jooksul, et petuskeeme peab vältima. Müüja saadab piletid Tagsile ja meie toimetame need ostjale. Tags on unikaalne. Me oleme esimesed, kes oma regioonis lahendasid järelturu probleemi. Me toome teieni midagi erilist, midagi, mis lööb läbi ka välismaal ning loob kultuurihuvilistele olulist lisaväärtust. Tags on tulnud, et jääda. Aitäh kuulamast! Aitäh, õpilasfirma Tags! Mis oli kõige ägedam üritus, millele te pileteid vahendasite? Ma võin ilmselt öelda, et hetkel on meil Weekend festivalile mitu piletit müügil, nii et kindlasti võite vaadata, saate paremad pakkumised ka. Kas olete muidu ise ka mõne pileti hankinud oma koduleheküljelt? Jaa, mina ostsin ühe teatripileti, mis pakkus mulle huvi, et see on positiivne, kui ise saab ka kasutada oma teenust. Okay. Aitäh! Nüüd kutsume lavale õpilasfirma Dr. Kaisus ja valmistub õpilasfirma 2Tie4. Näe, söö see ära. Ei taha. Võta parem Dr. Kaisus, hea abimees.
Eleri, mäletad, kui sulle väiksena kogu aeg ravimeid ninna topiti? Iiris, mida sa naerad? Endal sul riputati küüslaugud voodi külge. Nii hea, et nüüd on ikka doktor Kaisus. Austatud saalisviibijad, meie oleme doktor Kaisus ja mina olen Heleri Sepp. Saime oma aastatöö tegemise asemel valida õpilasfirma loomise ning see tundus meile palju kasulikum ja huvitavam, sest plaanime ka edaspidi ettevõtlusega tegeleda. Idee sündis pika arutuse käigus. Meie soov oli pakkuda midagi kasulikku. Ühel hetkel nägi üks meie firmaliige internetis küüslaugu raviomaduste kohta lõiku ning sel hetkel sähvataski mõte toota lambaid, kelle kõhtu käib küüslauk. Arendustöö käigus sündis aga põllega doktor Kaisus. Karudel on ees põll, kuhu sisse saab peita küüslaugu. Laps võtab põlle kaisu ja see hakkab teda iseenesest ravima. Nii, meie firma koosneb 5 liikmest. Me jaotasime kõik ülesanded omavahel ära, kuid üritasime võimalikult palju koostööd teha, et saades eri valdkondadest võimalikult palju kogemusi. Mina olen Karl-Erik Vohu, mina olen firma juht ja tegevdirektor. Minu ülesandeks oli siis firma tegevusest vastutamine ning ühtlasi ka ülesannete delegeerimine. Meie firma finantsjuhiks on Jako Kanter. Tema ülesandeks oli siis firma finantsolukorda kontrollida ja jälgida, et kõik dokumendid oleksid korras. Meie firma turundusjuhiks ja protokollijaks on Heleri Sepp. Tema ülesandeks oli siis meie turunduskampaania tegemine ning ühtlasi ka protokollide loomine. Meie firma tootmisjuhiks on Iiris Abdullajev. Tema ülesandeks oli siis jälgida tootmist ning ühtlasi ka tootarendusega tegeleda. Ning meie firma loomingujuhiks on Kelly Künnapas, kelle ülesandeks oli tegeledes meie reklaampakatite loomisega. Ning üks on neist siin, mida saate näha. Doktor Kaisuse loomine ning sellega tegelemine on kindlasti andnud meile väga palju positiivseid kogemusi ning motivatsiooni ka edaspidiseks tegutsemiseks. Kindlasti võiksin välja tuua selle, et saime praktiseerida väga palju müügitööd, kuidas siis paremini presenteerida oma toodet, kuidas suhelda erinevate klientidega, kuidas neile läheneda. Samuti tooksin oluliseks aspektiks välja hea meeskonnatöö, õige aja planeerimise, et kogu selle firmaga tegutsemise käigus jõudsime selgusele, et kes on millisel alal kõige pädevam. Probleeme tekkis siis aja ja toodete õigeaegse valmimisega. Koolitööde ja trenni kõrvalt oli väga raske leida motivatsiooni ja aega kardu õmblemiseks. Lisaks puutusime kokku erinevate käsitööalaste probleemidega, samuti alahindasime oma toodet ning kohtusime ka mõne pahura kliendiga, kuid õnneks suutsime ületada kõik raskused. Kui välja jätta kõik eesmärgid, mis olid seotud siis firma loomisega, toote turustamisega, siis meie endi tegelik eesmärk oli lahkuda nüüd siis tuleval aastal pagasiga, mis on täis oskusi, teadmisi, kogemusi. Nüüdseks võime aga me julgelt väita, et me ei lahku mitte ainult hulga kogemuste, teadmiste, oskustega, vaid me lahkume siit ruumist, oma koolist kindla sihiga astuda tulevikus ettevõtlusmaailma, et seal laineid lüüa, sest seda me teeme. Austatud komisjoni liikmed, kõik kuulajad, täname teie tähelepanu eest. Aitäh õpilasfirma doktor Kaisus. Aga miks te valisite just karusid? Sest karud on alati lapse parimad sõbrad. Aga kas te mõtlete pakkuda ka mingisuguseid teisi loomi? Kindlasti on võimalik arendada, aga ma arvan, et me arvame tähendab, et karud jäävad ja alatiseks on lapse parim kaisukas. Aitäh! Kutsume lavale õpilasfirma 2Tie4 ja valmistub õpilasfirma Cocoskin. Härrasmehed, võtke hetk, et mõelda, millal kandsite teie viimati kikilipsu? Ja võib-olla te ei ole seda kunagi kandnudki. Meie oleme õpilasfirmast 2Tie4, Grete-Liisa ja Elerin ning meie tooteks on kikilipsud, mis on täidetud lilledega. Klient saab tellida kikilipsu igas värvitoonis ja iga lillesordiga.
tegelikult ei ole piiriks isegi vaid lilled, näiteks oleme teinud lipsuga käbidega, et lipsu täitevalik on tegelikult täpselt nii lai, kui on teie enda kujutlusvõime. meie lennukas idee sündis tegelikult naljast. Mõtlesime, et viimaste aastatega on loodud nii palju puidust tooteid ja meie tahame sellest ideest täielikult erineda. Mõtlesime siis naljatades, et teeks midagi mullast, aga sealt hakkas mõte jooksma ja mõtlesime mullas midagi kasvatada. Ja nii sündiski meie kunstlilledega kikilipsude idee. Ideest valmis tooteni ei olnud nii lilleline, kui me lootsime. Kuna idee oli uudne, oli firmadel sellest raske aru saada. Pidime hakkama pleksiklaasi kodus ise töötlema. See tõi palju tagasilööke, kuid lõpuks saime lipsud paar minutit enne esimest laata valmis. Seda ka põhjusel, et lipsude kokkupanemisprotsess ei olnud veel nii käe sees. Aga kogu see teekond näitas, et kui siht on silme ees, ei tasu alla anda, vaid otsida uusi lahendusi. Lisaks kõigele aitab meie toode ära kasutada firmades ülejäänud pleksiklaasi, mis muidu lõpetaks prügimägedel. Plastiku, eriti pleksiklaasi, mille põhiliseks koostisaineks on muidu keskkonnale vaenulik süsinik, ümbertöötlemine on rahaliselt väga kulukas protsess. Selle tõttu katavadki prügimägedel erinevad plastikud väga suuri alasid. Meie aga teeme äravisatavast materjalist midagi kaunist, mis ehib igas vanuses mehe rinnaesist ning teeb neist elegantsed härrasmehed, kes saavad ennast samastada nii Eesti presidendiga kui ka näiteks James Bondiga. Õpilasfirmas saadud kogemused on olnud oodatust suuremad. Teadsime, et iga endine õpilasfirma liige räägib, kuidas see teda arendas, aga omal käel selle läbielamine on täiesti omalaadne. Õppisime palju tiimitööst ja mõistsime, et kui suurt motiveeritust on vaja, et luua üks ettevõtte, panna see tööle ja hoida seda edukana. Ja mõistsime, et meil on selline motiveeritus olemas. Meil on peaideid täis, mis ootavad teostamist ja Elerin räägib natuke meie tulevikuplaanidest nüüd lähemalt. Meie esimeseks tulevikuplaaniks on muuta firma nimi tarbijale mõistetavamaks. Me soovime, et firma nimi näitaks ka meie toote nime ja kirjeldaks selle olemust. Me tahame teha enda firma nimest kaubamärgi. Lisaks me peame suuresti tegelema ka tootearendusega ja tootmisprotsessi efektiivsemaks muutmisega. Me soovime enda tootes käsitsi tehtud osi võimalikult vähendada, sest just toote käsitsi valmistamine on tootmisprotsessi pidurdav ja eriti aeganõudev. Masstootmise puhul oleme valmis leidma võimalusi, et tootmiskulusi minimaliseerida, mis siis tagaks ka võimaluse rahvusvahelisele turule sisenemiseks ja ka näiteks seal edukas olemiseks. Meie tõusutee on tulekul, kuna toote edu hakkas kasvama alles aasta lõpu poole, sest toote valmimine võttis oodatust kauem aega ning ka meie enesekindlus on kasvanud toote arenguga. Kuid kindlasti näeme To Die For lipse uusima moetrendina, mis valutab välismaiseid moelavasid ja poelette. To Die For lipsud on valmistatud materjalist, mille taaskasutamine aitab säästa keskkonda, aga mis samas võimaldab ka trendikat eneseväljendamist. Meie meeskond valmistab lipse, mis annavad meestele võimaluse olla midagi rohkemat kui lihtsalt mees lipsuga. Aitäh! Aitäh! Küsiks, mis lilleõisid sinna sisse panete ja mis valik neil on? Absoluutselt, valik on nii suur kui te enda kujutlusvõime, et kõiki lilli saab panna sinna sisse. Kas te toodate neid lilli kuidagi ise või? Ei, ostame neid. Valmis lilli. Aga lilli saab värvida. Olgu, aga palju aega kuulub ühe siukse kikilipsu valmistamiseks? Umbes 2-3 tundi. Päris mahukas töö. Aga aitäh teile, õpilasfirma To Die For. Ja nüüd ma kutsun lavale õpilasfirma Cocoskin ning valmistub õpilasfirma Notebase. No nii, tere kõigile. Meie oleme Annabel, Kristiina ja Madis õpilasfirmast Cocoskin. Cocoskin on Viljandi gümnaasiumist välja sirgunud õpilasfirma, mis toodab kookosõli baasil kehakoorijaid. Kehakoorijaid on 4 erinevat sorti. Šokolaadi piparmündi, rohelise tee, kookoselaimi ja magus apelsini. Miks just kookosõli baasil kehakoorijad? Eestis valitsevad külmad ja niisked tingimused, seda enamus meie aastast on ju. Ja see jätab meie nahale oma jälje. Ehk siis nahk on väga-väga kuiv, võib mureneda, lõhestuda ja nii leidsingi ma lahenduse kookosõli näol. Kui kookosõli pidevalt nahale määrida, teeb see naha mõnusalt pehmeks ja niisutab seda.
ja idee siduda see kehakoorijatega tuli teadmisest, et eestlased on saunarahvas ja vähemalt minu suguvuses on alati kasutatud saunamett ja kehakoorija on põhimõtteliselt täpselt sama asi. Nii et kui me oleme laatadel esinenud kehakoorijatega ja ütleme, et see on nagu saunamesi, siis on kõigil, jaa, muidugi, seda ma tahan. Ma räägiksin lühidalt meie tootmisprotsessist, mille käigus siis Annabel valmistab kehakoorijad. Mina kaunistan tooted, lisan informeeriva sildi ja toimetan müümispaika. Meie kehakoorijad sisaldavad eeterlikke õlisid ja komponente, mis on kõik kasutusel toiduainetööstuses. Sellest ka me ei kasuta säilitus- ja värvaineid, seega meie säilivusaeg on ligi 3 kuud. Aga me peame seda oma tugevuseks ning meil on ka meie toodetud ühikud on umbes 104 kehakoorijat, mille hulka siis kuulub ka sponsorlus, kus siis heategevusürituse kogu tulu läks haigete laste unistuste päeva täideviimiseks. Lisaks sellele on meil leping ka Viljandi linnavalitsusega, kus siis meie tooted kingitakse väliskülalistele. Ja siit kohalt võtan üle mina, kes ma olen õpilasfirma Kokoskin turundus- ja müügijuht. Ja täna ma ei hakka teile toodet pähe määrima, vaid pigem räägiks sellest, mis on meie potentsiaal ja mis on meie eeldused olla Eesti parim õpilasfirma. Et küsin ka, tulen selle sama Eurovisiooni näite juurde korraks. Tõstke korraks käed, kes eile üldse Eurovisiooni vaatasid ja nägid ka Jüri Pootsmani esinemas. Päris suur rahva hulk on. Ja Jüri Pootsman pidevalt kutsus kedagi enda juurde, kui te tähele panite, kogu aeg näitas kellelegi, et tule siia. Natuke laulis ka. Aga loopis kaarte ka just. Ja mis ma sellega öelda tahan, on see, et meie ei kutsu kedagi enda juurde. Meie otsime teised üles. See ongi meie trump, et me ei oota, et klient tuleks meie juurde, me ei kutsu klienti enda juurde, vaid me jooksime ise kliendi juurde. Kui keegi on meiega koos õpilasfirma laadal olnud, siis ta on tähele pannud, et meie laua ümbrus on enamus ajast tühi. Aga ometi kõik tooted sealt pealt ühel hetkel kaovad ära. Ja see ei ole sellest, et keegi käib neid vahepeal pätsamas sealt omale käekotti toppimas. See on sellest, et me jookseme nende suhkrupotsikutega mööda kaubanduskeskuste ringi ja anname neid inimestele nuusutada. Siit ka näide, et meil oli klassis pisike konkurents ka teiste õpilasfirmadega, kes seda programmi siis läbisid. Ja meil oli aega mingi 4 tundi kehakoorijaid ja kõiki muid asju müüa. Ja meie saime tunni aega kõik müüdud ja õpetaja oli hullult pahane, et miks te nii vähe neid kaasa tegite ja kõik siuke asi. Aga teised istusid 4 tundi oma laua juures ja said mingi 2-3 asja müüdud. Et kõik oleneb müügitehnikast, meie firmas vähemalt. Just, et meie argument ongi müügitöö. Tänu sellele oleme me jõudnud siia, kus me praegu oleme. Ja ütlen veel seda siia juurde, et tahan tänada kõiki neid korraldajad, kes Eesti riigis lasevad meil õpilasfirmat teha. Ja teevad selle kõik nii võimalikult lihtsaks meie jaoks. Et ettevõtlusega tegeleda on igal juhul äge ja vinge. Te kõik teate seda. Aitäh teile! Aitäh õpilasfirma Kokoskin. Kas te kavatsete tulevikus ka teha midagi peale kehakoorijaid? Kindlasti. Mida näiteks? Kas just kõik koos, aga meil kõigil on erinevad huvid. Madis näiteks on Wisemailis. Mina lõin eelmine nädalavahetus päris oma ettevõtte. Ja Kristiina on meil ka siin otsingutel, et mis ta leiab, mida teha. Kindlasti nagu midagi selles valdkonnas, sest et huvi on tekkinud. Kas just koos, see on omaette küsimus. Kas mehed kasutavad ka teie kehakoorijaid? Absoluutselt. Mina sain aru, et nad ostavad pigem naistele kingitusteks ja siis kohe hulgi, et kui siin emadepäev tuli ja sõbrapäev ja kõik siuksed asjad, siis tulid põhiliselt mehed, et ma ei tea, mida kinkida, aidake mind. Aitäh! Nüüd kutsume lavale õpilasfirma Nodebase ja valmistub õpilasfirma Bowish.
tere! Kas te teate, mitu sülearvutit osteti eelmisel aastal üle maailma? Statista andmetel oli see number 194 miljonit ja selle aasta prognoos on isegi suurem. Me näeme, et sülearvuti kasutajate hulk on tõusuteel ja paljude inimeste jaoks on sülearvuti kasutamine lahutamatu osa nende argipäevas. Meie oleme õpilasfirma Notebase ja meie missioon on pakkuda sülearvuti kasutajale ohutuim ja mugavaim kasutamiskogemus, kombineerides silmavõistlev välimus ja praktilisus ühte tootesse. Meie meeskonda kuuluvad mina, Miikael Tamm, Kris Rebane ja Martin Tamm. Ja me nägime iseenda sülearvuti kasutamise ühte mustrit. Tihtilugu oli sülearvuti kas meie süles või voodis teki peal, kui me seda kasutasime. Ja sellega kaasnesid mitmed probleemid. Sülearvuti kuumenes, ventilaator tekitas liigset müra ning üleliigne soojus reitel muutis kasutamise ebamugavaks. Me soovisime seda probleemi lahendada ja nii sündiski Notebase sülearvuti alus. Meie aluseid võib iseloomustada 3 sõnaga: praktilisus, terviklikkus ja lihtsus. Tooted valmivad looduslikust puitmaterjalist, mis on kaetud vastupidava ja soojuskindla värviga ning meie aluseid on saadaval 2 erinevas suuruses ning 2 erinevas värvitonis. Esialgne idee oli valmistada tugijalgade ja sahtli funktsiooniga alus, kuid pärast 3-nädalast arendustöid saime aru, et see toode tuleb mõõtmetelt liiga suur ja raske. Alustasime nullist ja prototüübi valmimisel sai märksõnadeks disain ja kergus. Meie esimene prototüüp sai Tartu õpilasfirmade laadal väga palju positiivset tagasisidet, kuid ka kriitikat ning tootearendus jätkus. Me võtsime enda potentsiaalseid kliente kuulda ning Eesti õpilasfirma laadaks olid meie alused kompaktsemad ja kergemad ning oli ka lisandunud väiksem tootemudel. Tallinna laadal alustasime ka esimeste tellimuste vastuvõtmist ja toodete müümist. Põhiliseks müügikanaliks kujunes meie enda Facebooki leht, mille kaudu on tulnud enamus tellimusi. Samuti on meie tooted üleval kutsekatooted.ee lehel ning hetkel käivad läbirääkimised erinevate ettevõtetega, nagu näiteks Garage 48 ja Rahvaraamat. Senise õpilasfirma perioodi jooksul oleme me müünud 30 toodet ja 55 tellimust on veel täitmisel, sealhulgas Eesti Välisministeeriumi tellimus. Kuid enne toodete valmistamist oleme pidanud ületama mitmeid raskuseid ja õpilasfirma teekond pole olnud kerge, nagu näiteks koostööpartnerite leidmine. Kuid oleme leidnud enda väga abivalmis ettevõtted nagu AS Saarens ja OÜ Ekom ning oma abikäe on ulatunud ka Tartu Kutsehariduskeskus. Oleme kogenud tagasilööke tootearenduses ja tootmisprotsessis, kuid ühiselt oleme leidnud sobivad lahendused. Meeskonnana oleme kõige keerulisemaks pidanud pidevalt motivatsiooni leidmist, kui tulevad tagasilöögid ja tekib tahtmine käega lüüa. Selle lahendamiseks tegime iganädalasi koosolekuid, kus püstitasime lühiajalisi eesmärke. Need aitasid kaasa tööjaotusele ja järjekindlale panustamisele. Kogu õpilasfirma raames oleme õppinud väärtustama meeskonnatööd, näinud lähemalt ärimaailma toimimist ja mõistnud, et õpilasfirma edu taga on õpilasfirma liikmed ise. Peame vajalikuks jätkuvat tootearendust, erinevate materjalide ja disainide katsetamist, et oma toodet muuta kergemaks ja kvaliteetsemaks. Tootearendusega jätkame tuleval sügisel, kui käes on gümnaasiumi viimane klass ning ülikooli algusaastal tahame luua juba päris enda ettevõtte. Me usume, et meie tootel ja firmal on potentsiaali ning turgu miljonites kasvaval sülearvuti kasutajate hulgas. Aitäh kuulamast! Kutsun enda huvist ka, et kas on üldse mõtet tekkinud teha kolduvust reguleeritavat sülearvuti alust? See mõte oli meil alguses küll, et reguleeritav, aga see oleks kindlasti toote hinda tõstnud ja samuti inimesed kasutavad sülearvutit väga erineval viisil. Mõnele meeldib niipidi kaldesse süles, mõnele meeldib niipidi, et mõtlesime, et jätame asja lihtsaks, et inimene saab ise nagu enda põlvedega näiteks reguleerida kallet. Küsime disaini kohta, et ütlesite küll, et võite uusi värve lisada ja nii. Kas ventilatsiooni avasid võib ka muul kujul kuidagi sisse teha? Jah, et see samuti on meil tuleval aastal plaanis, et proovida erinevaid disaine ja erinevaid materjale. Aga aitäh, väga tore. Teeme väikse aplausiga. Järgmisena palun siia esinema tulla õpilasfirma Bowish ning valmistub õpilasfirma magusad küsimused.
tere, minu nimi on Kätlin. tere, mina olen Pilleriin. ja mina Hanna-Liis. meie 3 ettevõtlikku neidu otsustasime luua õpilasfirma Bowish. Teie küsite meilt, miks Bowish, aga mina küsin teilt, mitu inimest elab maailmas? Me kõik teame, et neid on 7 miljardit ja peale, kuid üks inimene mõtleb ühes päevas 50 000 mõtet. Kusjuures 80% neist on negatiivsed. See teeb pisut vähem kui 400 triljonit negatiivset mõtet ühes päevas. Seda on ilmselgelt liiga palju, kuid Bowishil on sellele lahendus. Oleme enda südameasjaks võtnud inimeste inspireerimise, motiveerimise ning positiivsete emotsioonide loomise. Otsustasime seda teha, pakkudes neile maitsvaid ning krõbedaid õnne ja motivatsiooniküpsiseid. Igas lisandiga küpsises on peidus optimistliku ja motiveeriva lausega sildike. Küpsised on ise valmistatud naturaalsest toorainest ning nendesse ei ole lisatud säilitus- ega värvaineid. Mina olen firma Bowish tegevjuht. Otsustasin valida selle ameti, sest tahtsin lähemalt kokku puutuda juhtimistööga ning olin selle alaga ka varasemalt tegelenud. Minust sai firma tootmisjuht, kuna olen innovatiivne ning uudse mõtlemisega. Ning minust finantsjuht, kuna olen loogilise mõtlemisega ning varasemalt kokku puutunud raamatupidamisega. Õpilasfirma tegevuse alguses seadsime endale missiooni, visiooni ning eesmärgid. Meie tahame inimesi üllatada, motiveerida, inspireerida ning pakkuda neile positiivset emotsiooni läbi õnneküpsiste. Tegevuse käigus on meil ette tulnud ka palju raskusi. Suurimaks neist peame õige idee leidmist, kuid lahendus sellele oli ühise kokanduskirja avastamine. Teiseks suureks raskuseks oli aja planeerimine. Selle tõttu hakkasime oma aega paremini planeerima, hakates ette mõtlema tulevastele sündmustele ning järjestades need tähtsuse järjekorras. Nii saime teha olulisemad sündmused enne. Lahkhelisid tekkis ka logo, boksi kaunistuse ja riietuse valimisel. Kõik olukorrad leidsid lahenduse enamus hääletusel. Toote õigeks valmimiseks tegime 10, kui mitte 100 katsetusi, kui meie kindlameelsus viis meid sihini ning õige toode valmiski. Nii mõnigi kord tuli appi võtta loovus. Suure elektriajakulu tõttu leidsime, et kõige lihtsam viis küpsiseid küpsetada on teha neid vahvlimasinas. Õpilasfirma Bowish on osalenud edukalt mitmetel laatadel. Arvasime, et meie toode kujuneb menukaks ning nii see ka juhtus. Pea igal laadal müüsime oma kõik tooted välja. See näitas meile, et me polnud tooteid piisavalt kaasa võtnud. Õppisime sellest ning edaspidi valmistasime kaasa rohkem tooteid. Kokku osalesime 4 laadal, neist kõige paremini läks Lätis toimunud rahvusvahelisel õpilasfirmade laadal, kuna seal teenisime oma suurima kasumi. Peame kõiki laadakogemusi õpetlikeks. Saime arendada suhtlemisoskust nii võõr kui ka emakeeles. Pidevalt lihvisime müügitehnikat ning saime juurde indu, et jätkata. Nii nagu planeeritud jäime oma müügitegevusega kasumisse. Algkapitaliks määrasime 90 eurot ning kokku kulutasime 95. Tulevikus loodame näha veel Bowishit tegutsemas. Plaanime luua oma veebilehe ning tahame kätt proovida tellimustega. Meie olime Kätlin, Hanna-Liis ja Pillerin firmast Bowish. Aitäh kuulamast! Aitäh, õpilasfirma Bowish. Ma tahaks küsida, kes teil mõtleb välja neid motivatsioonisõnumeid või kust te nagu neid võtate? Neid meie leiame raamatutest, internetist ja igalt poolt mujalt. Ka näiteks tänava pealt, kus on... Kas ise olete mõelnud välja ka mingisuguse motivatsioonisõnumi? No mina ikka paar tükki olen, aga ma täpselt ei mäleta, ma olen päris palju mõelnud. Aga mis on teie kõige ägedam motivatsioonisõnum teie arvates? Ma arvan, et neid on, kuna need sõnumeid on väga palju, siis seda on raske öelda, aga iga sõnum on väga eriline. Aga enne lavale tulekut üks küpsis läks katki ja ma mõtlesin, et ju see sõnum on mulle mõeldud, ma võtsin selle välja, seal oli, et edu tuleb neile, kes seda tahavad. See on päris hea. Aitäh! Aitäh teile! Kutsume lavale õpilasfirma Magusad küsimused ja valmistub siis õpilasfirma 2Pi. Austatud žürii, publik ja kaasvõistlejad. Mina olen Mart Vainu,
tegevdirektor. mina olen Hendrik Pungar, turundusjuht. ja mina olen finantsjuht Stella Lego. 2012. aastal kulutas turist Eestis keskmiselt 200 eurot. Meie tahame sellest 200 eurost 10 eurot võtta endale. Aga kuidas? Me oleme loonud toote, mis on hariv, lõbus ja ka magus. Magusad küsimused on Eesti teemaline šokolaadi mälumäng, kus väikese karbikese sees on 12 šokolaadi. Igal šokolaadil on ühel poolel 2 küsimust ja teisel poolel 2 vastust. Kui need šokolaadid saavad otsa, on karbi põhjas ka ristsõna nende samade küsimuste põhjal, mis nendel šokolaadidel olid. Terve toode on sinimustvalge kujundusega ja magusad küsimused ongi sisuliselt karp Eestist. Me anname inimestele uusi teadmisi Eestist, kuid me teeme seda huvitaval viisil, et tervel perel oleks huvitav. Kuna kõikidele maitseb šokolaad, nii noortele kui ka vanadele. Magusad küsimused on ideaalne kingitus tuttavale, kes elab välismaal või Eestit külastavale turistile, kes tahab midagi huvitavat kodumaale tagasi võtta. Kuid kuidas me alustasime? Eelmisel suvel nägime jäätise pulga peal küsimust ja sellest tekkis idee luua mäng. Esimeseks ülesandeks oli kujunduse tegemine ja tootjate otsimine. Selleks ajaks, kui prototüüp valmis sai, oli vaja juba esimesel laadal osaleda. Kuigi me ei olnud võimeline müüma ühtegi toodet, sest meil ei olnud veel kohale jõudnud šokolaadid, premeeriti meid siiski parima müügistrateegia auhinnaga. 2 nädala pärast saabusid esimesed šokolaadid. Kuigi nad olid nii pisikesed, ei sobinud need meile. Seega pidime me uuesti alustama šokolaaditootja otsimisega. Peagi leidsime uue šokolaaditootja, kelle šokolaadi suurus oli meile sobilik. Vähendasime karbi voltimiseks kulunud aega sellega, et ostsime vormi karbi voltimiseks. Esialgu kulus ühe karbi voltimiseks 2 tundi. Seda oli aga liiga palju. Uue vormiga kulus ühe karbi voltimiseks ainult 30 sekundit. Kuna tootmine muutus efektiivsemaks, olime võimelised täitma eritellimusi. Nii tegime uue kujundusega toote oma koolile ja Tartu linnavalitsusele. Kuid millest sai kõik alguse? Me alustasime vaid 200 euroga, kuid nüüd on meie iga sisse pandud euro teeninud oma väärtuseks 6 eurot. Nagu iga korralik firma, otsusime ka meie ja me maksame välja töötasud. See tõstis meie meeskonna motiveeritust ja iga töömesilane leidis oma koha mesilastarus. Meie tiimitöö on saavutanud edu ka laatadel. Me oleme saanud parima müügistrateegia auhinna nii Tartus toimunud jõululaadal kui ka Kristiine keskses toimunud Eesti õpilasfirmade laadal. Koos Kesk-Läänemere maade projekti raames koostasime me õpilasfirma koos Läti õpilastega, kellega me oleme siiamaani käinud ära Riias ja peagi ootab meid ees Stockholm. Tänaseks sumiseme me üheskoos. Novembrikuus alustasime me võidujooksu stardijoonel. Me oleme selle mitme kuuga jooksnud palju, arenenud tohutult, kuid me oleme mõnikord ka kukkunud. Aga iga kord, kui me kukkusime, me tõusime püsti ja me jooksime edasi. Tänaseks me oleme jõudnud siia lavale, kuid me ei ütle, et see lava on meie jaoks finišijoon. Me läheme siit kindlasti ka veel edasi. Nii et me tahame teid tänada ja me lubame, et see pole viimane kord, kui te meid näete või meist kuulete. Aitäh! Küsin, et arvatavasti on olemas ka suuremaid šokolaadiarmastajaid. Et mitu šokolaadi teil praegu paki sees on? Meil on praegu karbi sees 12 šokolaadi. Et me tahame, et see karp oleks nagu piisavalt kompaktne, et ta mahuks ikka kohvrisse ilusti ära ja oleks kingina ka piisavalt ilus. Nii, aga kas on siis võimalik teha ka karbi mõne suurema rühma jaoks või mängu jaoks? Jah, eritellimusi on meil võimalik teha ja seda me tegime ka Tartu linnavalitsusele, et see olenebki kõik kogusest. Tegelikult on küll võimalik teha teise maitsega šokolaade või suuremaid karpe. Aga mõtlesite välja ka mõne uue valdkonna, millest küsimusi esitada? Praegu on valdkonnad 6 kategoorias, siis nagu Eesti mängus, et seal on sport, geograafia, ajalugu ja kõik need, mis nagu Eesti mängus on. Et ongi, et küsimused on siis sellised, mida tegelikult, mis on kõigile mõeldud, et keegi, kui sa ei oska geograafiat, oskad sa sporti.
aitäh teile, teeme väikese aplausi. Järgmisena palun lavale õpilasfirma Tuupi ning valmistub õpilasfirma G-Set. Tere kõigile! Meile on antud ainult iseenda eluaeg, kus saame ennast harida, õppida ja olla haritud. Ma ei taha nõustuda sellega, et just praegune koolisüsteem, faktide pähe tuupimine, aitab saavutada tõelisi eesmärke ja väärtusi oma elus, kes me sisimas tegelikult oleme ja kelleks me saada tahame. Meie eesmärk on kasvada ja leida endas ülesse see superstaar, see tõeline mina ning see on meis kõigis olemas, et olla õnnelik, hea inimene ja eeskujuks oma lähedastele ning kõigile teistele. Küsida tuleb endalt, mida tehes ma olen kõige õnnelikum ja sellest alustada. Läbi selle avardada endas maksimaalne potentsiaal ja avastada selliseid oskusi, mida poleks uskunud, et need on olemas. Mina olen Kaisa Valm. Mina olen Sandu Särg. Ja mina olen Bruno Põlder. Me soovime, et iga laps saaks õppida mängulisemalt. Palun tõstke käed, kes on kunagi keerutanud mõnda vurri. Aga nüüd palun tõstke käed, kes on läbi vurride keerutamise õppinud värvide segunemist. Meie meelest on ebaaus see, et lastele antakse vähe võimalust mängulisele ja loovale lähenemisele, mis arendab meie aju rohkem kui mis tahes faktid. Oleme loonud 3 õpilasfirma Tuupi, mis pakub laiahaardelist toodet. Näiteks saab kasutada vurri meenena firma omale, värvi õppimisele ning loodusliku rahustina. Idee sai alguse mu ema laual olevast vurrist, kus käisid kliendid seda keerutamas. Hiljem tänu õpilasfirma programmile sai idee alguse. Disainime vastavalt kliendi soovile, näiteks Vormsi Vard ja Läänemaa Ühisgümnaasium. Peamiseks sihiks ja innovatsiooniks sai värvivurride disainimine. Vurride pöörlemisel on tulemuseks sama värv, mis värvi alusel segades. Lõpptulemusena valmiski värviõpetamiskomplekt. Meie kui meeskond oleme pingutanud, et Tuupit teataks ja usaldaks. Ülesanne on olnud väga raske, sest Läänemaal napib turgu, kuid me ei jäänud niisama istuma. Leidsime, et hakkame turgu otsima ka mujal Eestis. Me oleme väga uhked, et meie vurrid on kogunud populaarsust Soomes, näiteks firmas Clean, erinevad ettevõtjad ja üks Soome suursaadik tellis värviõpetuse komplekti. Õpilasfirma programmis on meie areng olnud lausa hüppeline. Töötame rohkem ühtse meeskonnana, oleme rohkem avatud ja saime kogemuse, mis tähendab päris enda ettevõtte loomine. Loomulikult oleme julgemad ja oskame ennast paremini väljendada. Esimese tegevusaasta käive oli üle 1000 euro. Suutsime teenida sealjuures üle 500 euro kasumit. Iga firmasse investeeritud euro tuli mitmekordselt tagasi. See kõik on alles algus mängulisema õppeviisi poole. Usume, et oleme toonud ja toome ka edaspidi sellega inimeste ellu natuke rohkem põnevust ja meelerahu, mis muudab maailma killuke mitmekülgsemaks. Aitäh kuulamast! Aitäh õpilasfirma Tuupi. Mul on selline küsimus, et kui palju üks selline vurr maksab? 4 kuni 6 euro vahele. Aga kui palju te neid olete juba müünud? Üle 200. Okei, aitäh. Ma usun, et te kõik olete juba natuke väsinud kuulamast ja tahaks veidi liigutada. Me palume teid kõiki püsti tõusma. Ja nüüd istuda.
ja nüüd jälle püsti tõusma. Ja jälle istuda. See on kasulik kõikidele. Ja nüüd jälle püsti tõusma. Need on väga kasulikud kükid. Ja istuda. Nüüd viimast korda püsti tõusma. Siis teeme pearingitamist. Alguses ühele poole, siis teisele poole. Mingi 5 korda ühele poole ja 5 korda teisele poole. Siis teeme painutust paremale ja vasakule. Nüüd teeme ka õlgade ringitamist, kui te kõik saate seda teha. Ma loodan väga. Ja ettepoole ka. Nüüd tõstame käed üles ja sirutame selga. Nii pikalt, kui te saate. Sirutame nii kõrgele, kui saame. Nüüd teeme ka natuke puusaringitamist. Ja teisele poole ka. Nüüd painutame ühele poole ja teisele poole. Ning teeme natuke ka ette ja taha painutust. Nüüd loodame, et teie vereringlus paranes ikka märksasti. Et nüüd võite jälle suurema jõuga kuulata ja hinnata. Ja siis palume lavale õpilasfirma Cheeset ja valmistub õpilasfirma Siibis. Olete te mõelnud, kui paljud inimesed söövad juustu? Aga paljud neist teavad, kuidas juustu valmistatakse või on juustu ise teinud. Just sellistele küsimustele vastust otsides saime aru, et Eestis puudub juustu valmistamise kultuur ning juustukunst on paljudele võõras. Itaalia, Šveits, Holland, aga kuhu jääb Eesti? Tahe tuua kodumaale uus traditsioon viis meid juustu valmistamise komplekti loomiseni. Me ei tahtnud kasvatada kirge mitte ainult juustu, vaid ka juustu valmistamise vastu. Seepärast ka juustu valmistamise komplekt. Kui leiva tegemise usk levis Eestis kulutulena, siis miks ei võiks sama juhtuda juustu tegemisega? Aga milliseid võimalusi meie toode ikkagi pakub? Komplekti abil valmib hõrk mozzarella juust, mis annab maitseelamuse. Kuid veelgi olulisem on see, et ise tehtud juustust saadud emotsioon püsib tegijates veel pikka aega edasi. Mõelge sellisele olukorrale. Poest ostetud sokkidesse tuleb auk. Te ei hakka seda auku parandama, vaid ostate lihtsalt uued. Aga kui ise kootud sokkidesse tuleb auk, nõelute te augu kinni, sest emotsioon on see, mis teid sokkidega seob. Teate, samasugune lugu on ka meie tootega. Poest juustu ostes on see lihtsalt üks paljudest. Aga ise tehtud juust on eriline ja emotsioon sellest püsib pikka aega. Meie toode sai nimeks loomingulise juustumeistri abiline, sest iga inimene saab mozzarella juustu valmistades olla loominguline. Esmalt tuleb valida meelepärane piim. Selleks võib nii loomne kui ka taimne piim, näiteks kaerapiim. Samuti saab väljendada loomingulisust, lisades valminud mozzarellale meelepäraseid maitsetaimi. Meil on äärmiselt oluline valmistada kõik enda kätega. Seepärast annavadki igale juustumeistri abilisele elu just meie endi nobedad näpud. Ka juustumoosid, mida tootearenduse tulemusena pakume, keedame ise vanaema hästi hoitud retseptide järgi. Nii tekib hell äratundmisrõõm lapsepõlvest, mil vanaema keldririiulitelt võis leida just neid kõige isuäratavamaid moose.
meie teekond oli sama auklik kui üks korralik juust. Esimeseks suuremaks katsumuseks sai toote väljatöötamine. Selgus, et eestikeelset mozzarella retsepti on peaaegu võimatu leida. Seega sündiski retsept meie endi arvukate katsetuste tulemusena. Retsepti väljatöötamisel pidime leidma õigete koostisainete õige vahekorra. Samuti ka retsepti arusaadavalt sõnastama. Teiseks väljakutseks sai koostöö välispartneriga. Nende tahtejõud ja motivatsioon ei olnud võrreldavad meie omaga. Samuti õnnestunud omavaheline suhtlus. Õppisime, et väga oluline on partneri eelnev tundma õppimine ning samuti on oluline koostööks samad sihid ning eesmärgid. Suurimaks saavutuseks võime pidada seda, et suutsime Eesti turule tuua täiesti ainulaadse toote. Samuti tunneme uhkus selle üle, et lõime cheese'ite imago ise. Põhirõhu otsustasime sättida looduslähedusele ja ühtsetele värvitoonidele. Mis aga saab meist edasi? Tänu Kesk-Läänemere ühisõpilasfirmade projektile saame õpilasfirmana tegutseda ka teisel aastal. Samuti soovime edaspidi panustada mitte ainult müügile, vaid ka teenuse osutamisele. Näiteks meeldiks meile jagada juustuvalmistamise saladusi lasteaialastega, et neis juba varakult naturaalsema toidu vastu huvi äratada. Kuid kõik need askeldused, mis siiani tehtud, on alles stardijoon. Päris maraton ootab meid veel ees. Aitäh! Kas on lootust tulevikus oodata ka võimalust, et võiks mingit muud juustu peale mozzarellat toota? Arvame, et mõistlik oleks ka lisada mõni muu juustusort, et oleks veelgi huvitavam ja meie toode areneks. Ja me oleme täitsa enda plaanidesse lisanud selle. Ja ma vaatasin veel, et teil on päris omapärased maitsed nende juustumoosides. Et mis viisil te üldse siuksed maitsed välja mõtlesite ja kuidas te katsetasite? Et mõtlesimegi, et mis sobiks juustuga ja mis oleks eriline ning tekitaks inimestes sellist efekti, et vau, et seda pole varem näinud. Ning siis katsetasimegi ja leidsime kõige sobivamad moosid. Aitäh õpilasfirmale Cheeset. Teeme aplausi. Järgmisena kutsun siia ette õpilasfirma Sibis ning valmistud õpilasfirma Spooni. Jah, see on okei. Tere! Möödunud suve lõpus külastasin vanaema, kes pani mulle südamele, et ma tarbiksin kodumaist toitu. Ja et vanaema sõnad on enam kui kuld, jäin mõtlema. Elades Tallinnas on aga väga keeruline värsket toidukaupa kätte saada. Ja mitte ainult Tallinnas. Linnaelu ei vii kokku talumehega. Vanaema juures tekkis idee ühendada tootjad otse tarbijaga. Ta pidas seda ideed utoopiliseks ja raskesti teostatavaks. Aga meie võtsime vastu väljakutse ja hakkasime uut müügikanalit looma. Õpilasfirma Sibis ühendab tootjad otse tarbijaga. Sibis on loonud kompleksse IT, logistika ja turundussüsteemi. Klient saab toidukaupa mugavalt internetist tellida. Kvaliteet on tagatud läbi lühikese üle Eesti toimiva tarneahela. Enam ei pea sööma toitu, mis on kaua poelettidel seisnud või teiste poolt katsutud. Ühendades tootjaid tarbijaga selgus, et teeme midagi palju suuremat. Meie teeme revolutsiooni toidukauba tarneahelas. Kui praegu on tootja, kokkuostja, hulgimüüja, jaemüüja ja siis alles jaepood, kus sina endale kauba ostad, siis meie lõikame vahelt ära kõik vahendajad ja ühendame uuesti tootja otse tarbijaga. Nii suudame pakkuda värskemat toitu madalama hinnaga ja maksta tootjale õiglast tasu. Areng viis uute arendusteni. Oleme loonud ärikliendile Sibis business teenuse ja Sibis Care toetab üldist valdkonna arengut. Loome uusi lahendusi kaasates artificial intelligence'i ehk tehisintellekti, muutes süsteemi nutikamaks. Logistika valdkonnas arendame kiire külmlogistika lahendusi ja laieneme peagi Baltikumis ja üle terve Euroopa. Kui lubate Sibis ambitsiooni jagada, siis tahame pakkuda konkurentsi suurtele tegijatele nagu Walmart või Metro Group. See saab teoks investorkapitali kaasamisel, millest saate lugeda homsest äripäevast.
Ent jäädes õpilasfirmade võistluse juurde, Elo, räägi meile, mis me sellest kogemusest saanud oleme? Kõigepealt kindlasti julguse võimatute ideede teostamiseks. Turunduskuru David Ogilvy raamatu Turundusnipid on olnud hea võimalus teadmiste testimiseks. 36 müüvamat sõna on inspireerinud looma löövaid sõnumeid. Aasta jooksul oleme saanud katsetada, kas meeleavaldus Eestis on hea mõte või kuidas mõjutab välimeediakampaania e-turgu. Hea praktika enne päris samme. Õpilasfirma tegemise ajal kohtusime mitmete tähtsate tegijatega ärimaastikul. Näiteks tutvusime Kuldmuna galalt JCDecaux tegevjuhi Kristiina Kõiviga, mille tulemusena oli paari nädala pärast 50 bussipeatuses meie reklaam. Süsteemi uuendamiseks kulus iga nädalaselt mitmeid öid ja selgeks sai õpitud 4 uut programmeerimiskeelt. Kirjutatud sai 60 000 koodirida ja 50 pressiteadet, mida avaldati 40 väljaandes. Tunnustust ja tulemusi ikka ka. Isegi president Ilves avaldas meile tunnustust sotsiaalmeedias. Süsteemiga on liitunud 20 tootjat ja müügis on üle 150 toote. Aga kõik ei läinud alati nii sujuvalt. Poisid tundsid ennast vahepeal justkui jumalatena. Meediaekspert Raul Rebase sõnul läheb päris vaja vähemalt pool aastat, et mehed mõistaksid. Ärinaisteta teha ei saa. Või vähemalt, kes siis tegelikult töö ära teeb ja aitab klienti mõista. Sibise meeskond on üks värvilisemaid. Iga liige on elav, oma arvamuse ja mõtetega. Oleme tuliselt arutlenud tunde ja otsinud iga liikme isikust just Sibise jaoks parimaid omadusi. Nüüdseks oleme ühtne meeskond. Meil on kindel eesmärk ja plaan, kuidas neid üheskoos ellu viia. Enne kui ütlen tänusõnad Junior Achievement Eestile, mõtlen veel korra, mida vanaema kõik sellest nüüd arvab. Aitäh Junior Achievement Eestile, koostööpartneritele ja klientidele usalduse eest. Teeme koos revolutsiooni jaekaubanduses. Suur tänu õpilasfirma Sibis. Mida ma saan tänapäeval teie portaali kaudu siis endale osta? Hetkel on valikus erinevad juurviljad, lihatooted, maiustused. Valik on päris suur. Võite ise tutvuda www.sibis.ee. Okei, kas te müüte kanamunasid ka? Hetkel me arendame külmlogistika lahendust, et me saaksime ka kiiresti riknevat kaupa, nagu kas või kanamunad või lihatooted, piimatooted transportida. See tuleb lähikuudel, me loodame juuni alguseks saada Tallinna piirkonnas siis külmlogistika tööle ja järk-järgult siis ka üle Eesti, et see on natukene suurem väljakutse. Aga kas te plaanite tulevikus ka ühineda taludega väljaspool Eestit? Hetkel meil on olemas Leedus ja Saksamaal partnerid, kes regionaalset Sibis siis nii Leedus kui ka Saksamaal arendavad. Meie eesmärk on seda samad platvormi panna tööle erinevates riikides, kasutades siis frantsiisi põhimõtet, ehk siis teised inimesed kasutavad meie loodud süsteemi ja saavad selle asja tööle panna. Edu teile siis, aitäh! Aitäh teile! Kutsume lavale õpilasfirma Spooni ja valmistub õpilasfirma Vivell. Tervist! Mina olen Juhan. Tere! Mina olen Kaspar. Nii saigi alguse Spooni edulugu pea 4500 müüdud tooteni. Täpsemalt juhtus see oktoobrikuus, kus hüppasime neljakesi täiesti tundmatusse vette. Või õigemini šokolaadi. Just nii. Me sisenesime konkurentsirikkasse magusatööstusesse. Olen enam kui kindel, et paljudel teist on sõpru või tuttavaid, kes armastavad šokolaadi. Võib-olla ehk olete isegi üks neist. Spooni toodab kuumas piimas laustuva šokolaadikuubikuga lusikaid 7 eri maitses. Enda lemmik olen juba ära suutnud süüa. Spooni on maitse vahepala igale maiasmokale. Just nemad on üks meile kõige laiemaid sihtgruppe. Kusjuures tähelepanuta pole jäänud isegi mitte veganid. Oleme turgu rikastanud 3 tootega, milles ei leidu ühtki loomset koostisainet. Lisaks täidab Spooni suurepäraselt ka kingituse rolli ja soojendab südamed mis tahes tähtpäeval.
Vabariigi aastapäeval said omale Spooни nii Eesti Vabariigi president kui ka peaminister. Väärtustame suuresti ka heategevust ning oleme siinkohal andnud oma panuse. Annetame igal aadal müüdud toote pealt 10 senti puudust kannatavate laste ja nende perede toetuseks. Seeläbi on heategevuseks läinud juba 250 eurot. Lisaks sellele toetame õpilasfirmana ka Eesti piimatööstust. See väljendab statistikas, mille kohaselt on Spooni kliendid ostnud juba üle 1300 liitri piima. Eesti turule on ilmunud pärast Spooni tulekut mõned üksikud konkurendid, kuid võrreldes meiega pole neil eriti laia levikut olnud. Meie erineme konkurentidest minimalistliku disaini, hea hinna ning huvitavate maitsete poolest. Nii nagu tõuseb šokolaadi kuumutades selle temperatuur, juhtus sama ka meie kehadega, kui pidime tootma sadu tooteid 1 nädalaga enne jõule. Pinged nõudlus kasvas järsult ning suhted pingenesid. Vaidlesime, kiskusime, aga mis siis sellest ikkagi õppida? Usume, et see periood oli väga heaks kogemuseks konfliktide lahendamise ja üksteisega arvestamise osas. Sest just sellest sai nurgakivi meie väga hästi toimiva Spooni meeskonna juures. Spoonit on kajastatud 10 erinevas meediakanalis, sealhulgas Ringvaates, Sky Plussi hommikuprogrammis ja Direktori ajakirjas. Spooni suuremaks õnnestumiseks võib siiski pidada veebruaris toimunud õpilasfirmade laata, kus suutsime 4 tunniga müüa 750 toodet. Ligikaudu 3 toodet minutis. Lisaks premeeriti õpilasfirmad 3 tiitliga. Parim toode, Eesti kõige innovatiivse õpilasfirma ja suurima käibega õpilasfirma. Kusjuures meie käive on tänaseks lähenemas juba 9000 eurole. Arvame, et meie edu eelduseks oli seejuures põhjalik ettevalmistus, mis tähendas suures mahus tootmist ja hea innovatsioonikõne koostamist. Sama kuu lõpul tõdesime, et toodetel on nõudlust, kliendid on õnnelikud, aga mis puudu oli? No ma arvan, et puhkus meile. Niisiis käisime märtsis tiimiga söömas, bowlingut mängimas ja muidugi kakaod joomas. Pärast seda Spooni justkui elavnes. Sama kuuga jõudsime 13 poodi. Nüüdseks on neid juba 17. Tulemus on veel 5 müügikohta. Tallinnas, Hiiumaal, e-poodides. Ja isegi New Yorgis. Alates septembrist saab Spooni klient kodulehelt kokku kombineerida meelepärase maitsega Spooni. Mis tahes šokolaadis. Tulevikus laieneme osaühinguna nii lähemate kui ka kaugemate põhjanaabrite poole. Spoonime koos. Aitäh! Rääkige nüüd täpsemalt ka, et mis maitseid te praegu pakute, mis maitsed on tulevas tegevuses ka tulemas? Hetkel on meil siis maitsete hulgas iirise maitse, mis on kõige uuem. Siis on piparmündi, rummi, vahukommi, maasika, vaarika ja kohvi. Päris suur valik, aga rääkige meile ka seda, kus me siis need soetada saame. Nagu me juba mainisime, siis oleme hetkel müügis 14 poes ja kohe juba 17. Mis poed need on? Need on erinevad käsitööpoed ja võib-olla kõige tuntum koht, kus meid osta saab, on Blender Tallinna kõigis suuremates kaubanduskeskustes. Nii et jah, jooksku kõik Blenderisse. Aitäh teile, õpilasfirma Spooni. Teeme aplausi. Aitäh. Järgmisena esineb õpilasfirma Vivel ning valmistub õpilasfirma Jätsu. Tere, austatud publik ja žürii. Palun tõstke käsi, kui paljudel siin saalis viibijatel on nutitelefon. Nüüd tõstke käsi, kui paljudel nutitelefonidel on kas kaaned või kott, mis ei ole toodetud plastmassist ega nahast. Seda me arvasimegi. Aga ärge muretsege, meil on teile sobiv lahendus. Õpilasfirma Vivel toodab pildist nuti- ja nuhvlikotte, samuti ka kaardi- ja tahvelarvutite kotte. Miks just vilt?
sest see hoiab telefoni soojas, tekitab meeldiva tunde ning näeb huvitav välja. Samuti ei lühenda vilt aku eluiga. Aga kust tuli idee toota vildist nuhvlikotte? See mõte tekkis pea pool aastat enne õpilasfirma loomist. Kerstin, meie tegevjuht, oli oma telefoni maha kukutanud. Ekraan purunes ning see oli vaja parandusse viia. Ekraani vahetamine võttis aga väga kaua aega ning pärast telefoni tagasi saamist ei tahtnud Kerstin enam ekraani purunemisega riskida. Nii sündiski tal mõte valmistada esimene vildist nuhvlikott. Firma lühikese tegutsemisaja jooksul on olnud palju õnnestumisi. Oleme kohtunud paljude huvitavaid inimestega, leidnud kindlad püsikliendid, alati arvestanud kliendi soovidega ning kinni pidanud tähtaegadest. On olnud ka raskusi, kuid need oleme kindlasti ületanud. Näiteks töötajate koormise vähendamiseks oleme kasutanud allhanget. Kui on tekkinud kahtlusi mõjutiseadme suuruses kliendi poolt, oleme seda temalt üle küsinud. Sama on ka värvivalikuga. Kui kliendi soovitud värvivalik puudub, pakume neile kas uut või analoogset värvivilti. Meid teeb unikaalseks see, et läheneme igale kliendile individuaalselt. Oleme teinud palju töid, mis on erinenud meie põhitoodetest. Eritellimustöödega oleme saanud siis uusi ideid, et oma toodet edasi arendada. Meie suuremad uuendused on olnud sisevooder, krõpsuga klapp ja laadimisava. Viimastel kuudel võtsime vastu otsuse, et teostame midagi erisugust. Sellega sündis meie deluxe toode. Otsustasime kasutada paksemat ja tumedamat vilti toote eespool ning värvilist vilti toote tagapool. Eriliseks teeb meid veel see, et väikese ettevõttena soovime või üritame vähendada tootmisjääke. Enne teostamist arvutame täpselt välja, palju meil vilti vaja läheb. Me usume, et igaüks maailmas peaks nägema vaeva, et ei tekitaks liigseid jääke. Seega oleme teinud palju taaskasutust. Tooted, mis ei ole müügiks läinud, oleme ümber teinud uuteks toodeteks. Näiteks tihti on mõnest telefonikotist saanud visiitkaartide kott või pangakaartide kott. Meie parimateks hetkedeks on olnud erinevad laadad ja ühine töö toodete valmistamisel. Laatadel oleme müünud enamus oma toodetest. Oleme arendanud seal oma müügi ja suhtlemisoskust. Oleme võtnud vastu eritellimusi ja kohtunud väga paljude huvitavate inimestega. Leidsime ka palju püsikliente ning ideid toote uuendusteks, sellisteks, mis klientidele meeldida võiksid. Tootmises oleme väga palju täiendanud oma oskusid ja oleme õppinud tehniliselt väga palju juurde. Kokkuvõttes jäime õpilasfirma programmiga väga rahule. See on head teadmised firma loomisest, asjaajamisest ning tegevusest. Peame ütlema, et oleme uhked. Oleme uhked nii endi kui ka oma saavutust üle. Aitäh! Aitäh, õpilasfirma Vivell. Palju kotte te olete juba müünud? Pea 70 tükki. See on päris palju. Aga te ütlesite, et teie kott kaitseb mobiiltelefoni ekraani. Kas te olete teinud ka mingisuguse crash testi, et nagu tagada seda? Jah, oleme teinud küll. Ja läks hästi? Läks väga hästi. Okei, aitäh teile. Nüüd kutsume lavale õpilasfirma Jätsu ja valmistab õpilasfirma Pürg. Tere! Meie oleme õpilasfirma Jätsu ja meie toodame kodumaist naturaalset kitsepiimast jäätist. Oleme välja andnud 6 erinevat maitset ja viinud oma jäätise müüki kohvikusse Kaerajaan ja restorani Nopp. Septembri alguses ideede otsimisega alustades tahtsime teha midagi erilist ja uut, aga samas ka pingutust nõudvat. Meie firma kaksikutel, Hendril ja Benediktel kasvavad kodus kitsed. Seega viis mõttelend meid kitsepiima kasutamiseni. Algul mõtlesime teha väga kummalisi maitseid, kuuse ja leivaga, aga tagasi maa peale tulles tegime siiski ikkagi magusaid maitseid. Firma nimi tuli väga-väga lihtsalt. Kuna kaksikutel kasvab kodus kits nimega Jätsu, siis tema nimi sobib ka väga hästi kokku meie jäätisega. Ideed valides ei osanud ma arvata, et jäätise tegemine võib olla nii keeruline. Tänaseks oleme näinud toiduainetööstuse nii häid kui ka halbu külgi. Erialast nõu ja katsetamiskohta otsides võtsime ühendust mitmete asutustega nii Tallinnas, Olustveres kui ka Tartus. Jõudsime Eesti Maaülikooli toidutehnoloogia labori juhataja Hannes Mootseni, kellest sai hiljem ka meie mentor.
oktoobri lõpus hakkasime retsepte välja töötama ja detsembri alguseks olid 3 esimest jäätist juba valmis. Tartus tootmine osutus aga liigset aega ja raha nõudvaks, mistõttu leidsime uue partneri Preemia Tallinna külmhoone näol, kes andis meile ka katsetusmasina. Seal alustasime tootmist juba jaanuaris ja teeme seda tänaseni. Ajapiirangute tõttu joome nädalas toota vaid 15 kilo jäätist. Suurenenud nõudlus eeldab aga koguste kahekordistamist. Selleks tuleb tootmise efektiivsust märgatavalt parandada. Aasta õpilasfirmana on olnud ülimalt tegus. Oleme osalenud mitmetel laatadel nii Eestis kui ka välismaal. Meie säravamaks müügipäevaks oli aga eelmisel nädalavahetusel toimunud Luige laat, kus müüsime 5 tunni jooksul 600 € eest jäätist ning lõpetasime laada 250 jätsud külmkapis vähem. Viimase müügitöö tulemusena suurenes meie käive täpselt 3000 euroni ning kogu kasum on enam kui 1100 eurot. Kasumisse jõudsime esimest korda märtsis, kui varasemat müügitulu ei tulnud enam muude tootmisringi investeerida. Tänaseks oleme veendunud, et jäätise firma tegemine on meeletu töö ja vaev, kuid see tasub end ära. Pingutasime kõik koos, et jäätis luua, toota ja hiljem müügikohta transportida. Esimeseks katsumuseks oli aja- ja ressursinõudlik retsepti väljatöötamine. Isegi jäätise masin tuli meil kord liinibussiga Tartust Tallinnasse tuua. Jätsu külmkapp on jõudnud aga igale laadale, isegi Soome, sest jäätis on ju pidevalt sulamisohus kaup. Oma eesmärkidest poleme suutnud täita vaid üht, hakata tootma maitsvat laktoosivaba jäätist. Me pole leidnud piisavas koguses ja kvaliteedis laktoosivaba vahukoort ja lõssipulbrit. Kvaliteedis me järeleandmisega teha ei soovi, seega otsingud ja katsetused jätkuvad. Jäätise kõrgperiood on suvel, mis tõttu asutame juuni alguses osaühingu. Suvel jätkame oma jäätise müümist erinevatel laatadel ja üritustel. Läbirääkimised toimuvad Velocityga Pirital ja Vembutembumaaga. Sügis jätkab meil taas uute maitsete ja laktoosivaba jäätise väljatöötamisega ning samuti näeme vaeva, et meie jäätis viia poelettidele. Jätkame preemias seni, kuni oleme kokku kogunud 9000 eurot, et soetada Jätsule enda jäätisemasin. Oleme saavutanud palju, aga suurem seiklus ootab veel ees. Jätsu eesmärk on panna terve Eesti rahvas kitsepiimast jäätist armastama ja vallutada nii Eesti kui ka kogu maailma südamed. Soovime, et Eesti rahva südamed sulaksid kiiremini kui meie jäätis. Aitäh! Vaatasin, et tegite koostööd ka Lux Expressiga. Kas on mul lootust oodata, et Lux Express hakkab kunagi ka peale vee ja kuuma jookide pakkuma Jätsu jäätist? Seda ei tea kunagi, aga me võime väga olla tänulikud Lux Expressile, sest tänu nendele saime megi alustada Tartus oma tootearendusega ja kes teab, ega tulevikus on kõik võimalik, võib-olla varsti saab tõesti Luxis ka jäätist. Aga võtke seda pakkumust tõsiselt. Aitäh õpilasfirmale Jätsu! Järgmisena kutsun siia ette õpilasfirma Pürg ning palun valmistuda õpilasfirmal Klots. Tervist, meie oleme õpilasfirma Pürg. Meie eesmärk on toota praktilisi ning esteetilise välimusega disaintooteid inimestele, kes on kaasaegsed, kuid väärtustavad traditsioone ja tahavad hallist massist erineda. Mina olen tegevjuht ja minu eesmärk on juhtida tiimitööd ning esindada meeskonda. Mina olen Johannes, mina tegelen tootearendusprotsesside juhtimisega ning disainlahenduste leidmisega. Tere, mina olen Isabel ning mina kui meeskonna ainus õrnemasoo esindaja tegelen reklaaminduse ja paberimajandusega, olles finants- ja turundusjuht. Mina olen Karl-Erik, igapäevaselt tegelen logistikaga ja lisaks olen firmas IT-juht. Pürgi esmatooteks on teklikott. Kasutame ainulaadset materjali, pressvilti, mis on samas ka loodussõbralik. See saadakse plastmassi taaskasutamisest. Vildi kuumpressimisel sulavad vildikiud ühte ning nii tekibki vettpidav, vastupidav ja tugev materjal, mis on meie kottide toorikuteks, mis kaitseb sisu ja samas näeb ka elegantne välja. Eriliseks teeb meie teklikoti asjaolu, et iga klient saab soovi korral nahast embleemi peale laserdatud
või pressitud näol oma logo esiküljele lisada. Meid ennast ületas ka see arv, kui palju tegelikult on potentsiaalseid kliente Põhjamaades. Eestis ainuüksi toodetakse 20 000 teklit igal aastal, Rootsis 120 000. Hetkeseisuga on meil olemas leping Rootsi suurema edasimüüjaga, kes vahendab aastas 90 000 teklit. Esimese aastaga me soovime müüa Rootsis selle edasimüüja kaudu 8000 teklikotti. Meie tootearendusprotsess on olnud küllaltki pikk. Esialgselt mõtlesime, et kasutame 3D printimist või plastmassi oma toote tegemiseks, kuid ühe kõrgema kunstikooli, Tartu kõrgema kunstikooli ajurünnaku ajal tuli meile ilmsiks, et tööstuslik pressvilt, mis on tugev, vastupidav, on vettpidav, et see on perfektne lahendus meie tootele. Ning seejärel läksime otsima endale koostööpartnereid, kelleks meil täna on 3 väga tugevat koostööpartnerit. Mistra, kus me toodame oma vildi, Samelin, kus me õmbleme oma kotid kokku ning Ekkom, kus me saame oma pressvormid freesida. 7 kuu jooksul, mil oleme olnud õpilasfirma, oleme saavutanud paljud. Osalesime ka Leidoskoobi ja müügikõnevõistlusel, kus saime nii rahalisi auhindu kui ka viimaselt pääsme ajujahivõistlusele, kus tänaseks oleme oma koha välja teinud top 7 seas ning võistleme peaauhinna nimel. Lisaks oleme saanud erinevaid meediakajastusi ning korraldanud ka õpilasfirmade müügipäeva ise. Nagu Karl juba mainis, on meil olemas edasimüüja Rootsis. Nendega on meil lepingud tehtud ning sügisest alates soovime hakata seal ka müüma. Protsess selleni jõudmiseks on väga pikk olnud, kuid nüüd lõplikult on meil saamas ka valmis uus teklikott, millel on lisafunktsionaalsus ja sellega tuleme välja sügisel koos siis Rootsi minemisega. Ning lisaks on meil tulemas ka uued tooted, milleks on portfell, sülearvuti, tasku, ridikül ning insuliinikott. Tänaseks hetkeks oleme esimese 35 müügipäeva jooksul ära müünud 76 teklikotti. Nagu Karl mainis, on meil olemas Rootsis koostööpartner, kes ise ütles meile, et tema tahab siin järgmine aasta 8000 kotti meilt ära osta. Teostame 80 sülearvuti tasku tellimust ja igal neljapäeval on võimalik meie tegemistele kaasa elada ETV-s saates Ajujaht. Aitäh, meie oleme õpilasfirma Pürg. Aitäh, õpilasfirma Pürg. Ma tahaks küsida, mis värvides on võimalik teil teklikotti saada? Tänasel hetkel on meil 3 värvivalikut, see must, see hall ja siis selline mõnus, selline beesikas, natuke heledam toon. Aga kui palju aega kulub üldse ühe teklikoti tegemiseks? Circa pool tundi, arvestades seda, et me logistikalises mõttes peame kasutama suuri tööstusi, aga tööaega kulub kuskil 30 minutit, et üks kott valmis saada. Hetkel tegeleme selle aja optimeerimisega, et siis täita neid suuri tellimusi, mis meil on peatselt tulekul. Edu teile, aitäh! Aitäh! Kutsume lavale õpilasfirma Klots ja valmistub õpilasfirma Wu-Tai. Tere, mina olen Jane. Tere, mina olen Kelly. Mis on innovaatilisus? Innovaatilisus meie jaoks on see, kui võtta hea ja toimiv idee ning rikastada seda uuendustega. Seda ongi Klots. Klotsi tooteks on unikaalsed puidust kikilipsud, millele lisab erinäolisust ning mitmekülgsust vahetatav kangas detail lipsu sees. Lisaks eelmainitud omadustele on Klotsi lips ka loodust säästav, kuna tootmiseks kasutatavad puidujäägid läheks muidu põletamisele.
sama põhimõtet kasutame me ka enda kangaste valikut silmas pidades, kasutades tootmiseks jääke. Kuid kuidas meeldiks teile kasutada lipsu sees just teile erilise tähendusega riiet? Just nimelt sellist võimalust pakume me enda klientidele tuua endale erilise tähendusega riidese, millest saame luua lipsule sisu. Näiteks oleme saanud tellimuse lipsule, mille sisu sooviks oli lapsele väikeseks jäänud lemmikbluusi muster. Samuti on olnud ühe ettevõtte erisooviks tsingitud pleki imitatsiooniga pabersisudega lipsud. Ning viimane ja kõige erilisem tellimus, mis meil oli pulmadeks, mis liitis omavahel 2 eri rahvust. Sellised tellimused on proovile pannud, kuid samas arendanud meie teadmisi, oskusi, kannatlikkust ning liitnud meid ühtsemaks tiimina. Suureks katsumuseks on olnud ka tellimused väljaspool Eestit, mille käigus oleme pidanud õppima suhtlema eri rahvustest inimestega, kellest kaugem on olnud Austraaliast. Tulevikuplaane silmas pidades soovime luua suhteid esmalt Euroopas ning seejärel laieneda juba kaugemale. Soovime viia inimesteni lisaks olemasolevatele lipsudele ka hetkel arenduses olevad uuendusliku disainiga kikilipsud ning ka pikad lipsud. Nagu öeldakse, siis unistada tuleb suurelt ning ambitsioone peab olema. Täname! Küsin ka, et kas saab osta neid kikilipsude sisuga eraldi ja neid kangaid ja ise kodus vahetada vastavalt siis oma soovile? Ja me pakume lisaks ka võimalust osta niisama sisusid, et saab kodus ise vahetada vastavalt soovile. Väga praktiline võtta. Aitäh teile, õpilasfirma Klots! Aitäh! Nüüd kutsun siia ette õpilasfirma Wutai ning valmistub õpilasfirma Cordguard. Austatud kohalviibijad, kas te olete kunagi tundnud, et elust on midagi puudu? Midagi, mis teeks teid silmapaistvamaks, unikaalsemaks ja elegantsemaks. Meie Wuti oleme teoks teinud just selle, mis vastaks täpselt nende lootustele. Me oleme loonud puidust ripplipsu. Meie eesmärgiks oli luua midagi, mida pole varem nähtud ning tuua see inimesteni parimal võimalikul viisil. Soovisime, et meie toode muudaks selle kandja veelgi isikupärasemaks ning teeks ta eriliseks. Soovisime, et meie toode kestaks ning läheks põlvkondi edasi. Muidu juhtub, et kõik, mida me müüme, läheb prügikasti. Valmistame 100% käsitööna valminud puidust ripplipse. Selleks kasutame 2 sorti puitu. Tamm on pika ea, jõu ja tugevuse, võrdkuju ning sümbol. Põõk on sitkepuit, see vea meisterdamisel alt. Just sellepärast oleme valinud need puidud oma eksklusiivsete lipsude tootmiseks. Meie firmat on saatnud täis edu. Oleme täide viinud kõik oma eesmärgid ning ootused. Meid on õnnistatud. Kõik need igapäevased peale tunde istumised koolis kuni hilis õhtutundideni välja on ennast täielikult ära tasunud. Õpilasfirma tegemine on olnud parim otsus meie elus. Meil on tekkinud võimalus suhelda paljude erinevate inimestega, saada juurde teadmisi ja mis peamine, saada kogemust. Kogemust, mis on hindamatu. Noorena tuleks tööd teha kogemuse, mitte raha pärast. Paljud tuntud isikud on kaela saanud just meie hindamatu ja unikaalse lipsu. Nende seas on Martin Algus, Eiki Nestor ja Karl-Erik Taukar. Meid on kajastatud ka erinevates meediaväljaannetes nagu ETV saade Maahommik ja komöödiasari Padjaklubi. Meie kõige tähtsamaks õppetunniks oli see, et firma alustamisel tuleb valida endale õige meeskond. Meeskond on firma kõige tähtsam osa. Meeskond on see, mis tagab firma edu ning motiveerib igat liiget andma endast parima.
Meidki oli algul 5, kuid täna oleme siin 3 oma parimas koosseisus. Õpilasfirma Vuuti tegevdirektor Mattias. Turundus- ja müügijuht Anderott. Mina, finantsjuht ja raamatupidaja Sander. Ning meie oleme õpilasfirma Vuuti. Aitäh! Õpilasfirma Vuuti. Mul on selline küsimus, kas lipse on võimalik tellida ka oma disainiga? Mingisuguse... Jah, on küll. Aitäh! Nüüd kutsume lavale õpilasfirma Kordkaart ja valmistub õpilasfirma Valemaatika. Head kuulajad, mis on edu saladus? Vot, seda ma teile ei ütle, küll aga ütleme teile seda, et oleme 4 klassivenda Tallinna 21. koolist, kes kõik soovivad muuta inimeste elusid stressivabaks, säästes nende raha ning närve. Kuidas me seda teeme? Kohe kuulete. Meie õpilasfirma idee sünnis igapäevase elu käigus. Meie enda nutiseadmete laadimisjuhtmed olid korduvalt katki näinud ning ei olnud tore maksta iga 6 kuu tagant 30 € uue juhtme peale. Teadsime, et probleem on sagega meie tutvusringkonnas ning seetõttu otsustasimegi selle probleemi lahendada. Just meie firma algusajal saabus kooli 3D printer. Printerit nähes mõtlesime kohe, et miks mitte kasutada just seda. Leppisime kooli juhtkonnaga kokku hinnas ning juba kuu hiljem oli valmis meie esimene versioon tootest. Kaitsmed kinnitusid lihtsalt ning olid robustseks toeks juhtme otsale. Toodet tutvustasime esimest korda avalikkusele detsembris õpilasfirmade laadal Pärnus, kus pälvisime oma esimese parima toote auhinna. Lähtudes laadalt saadud tagasisidest, oma enda toote kasutamise kogemustest ning kindlast soovist pakkuda klientidele parimat, hakkasime arendama tootet teist parandatud versiooni. Esimene versioon küll pikendas juhtme eluiga, aga ei lahendanud seda täielikult. Meie jaoks polnud ajutine lahendus piisav. Veebruaris valminud uus versioon tootest tagas selle juhtme vaba liikumise ja välistas selle teravnurgalise murdumise. Toode oli kergem ja prestiižsem ning valiti ka Eesti õpilasfirmade laadal Kristiine keskuses taaskord parimaks. Meie tegevuses oli ka paar tagasilööki. Näiteks ebaõnnestus Rapla laat, kus müüsime vaid 2 toodet. Me müügijärgses analüügisis tõdesime, et Raplas oli liiga vähe inimesi meie sihtrühmast. Õppisime sellest ning järgnevate laatade eelsevas töös tegime kindlaks, kui palju potentsiaalseid kliente üldse laadal olla võib. Meie arvates ei olnud arukas minna laatadele, kus ei olnud võimalik reaalset müüki teha. Lisaks laatadele soetasid paljud meie toote ka läbi Facebooki lehe. Töö jaotasime ära juba aasta alguses. Kõik said neile kõige paremini sobivad tööülesanded. Sellele hoolimata ei tähendanud see seda, et kõik rügasid vaid oma valdkonnas. Meeskonnatöö oli meie edu peamine alustala. Finantsiliselt on meie aasta olnud edukas. Seda näitab meie kasumimarginaal, mis on ülimalt positiivne, 71%. On oluline märkida, et õpilasfirmad ei teinud me raha pärast, vaid soovisime eelkõige saada ettevõtlusmaailmast teadmisi ja kogemusi. See eesmärk sai raudkindlalt täidetud. Lähituleviku suhtes on pooleli läbirääkimised TTÜ Mektori 3D printer OS-iga, kellega plaanime tootmises koostööd teha. Kui tahame tulevikus jätkata päris firmana, siis peame kindlasti muutma oma tootmisviisi. 3D printer on hea ning odav õpilasfirma jaoks, kuid sellega massidesse minna ei saa. Kaugema tuleviku suhtes oleme ühendust võtnud paari tootjaga Hiinast, et tootmismahtu suurendada. Head kuulajad, oleme aasta vältel tegutsenud ratsionaalselt ja analüüsivalt, et olla efektiivsed oma töös ning kasutada meile kõige tulusamaid võimalusi. Meie valikute õigsusest kõneleb kõige paremini firma kena kasumimarginaal. Jah, ma oleks võinud käida veel paaril laadal ning jah, ma oleks võinud suua endale suure ning uhke veebivae. Kuid võttes arvesse meie õpilasfirma aasta lühidust, meie toote eripära ning meie enda ajaressurssi, tegime valiku, mis võimaldas meil Kordkaardi potentsiaal võimalikult kiiresti realiseerida. Nutikad firmat
tehakse edukalt ning mõistusega. Aitäh kuulamast! Mul on siuke mure, et eile mul läksid kõrvaklapid järsku katki. Kas teil on mulle mingisugune pakkumus teha? Jah, see probleem oleme kuulnud ka väga paljud meie klientidel laatadel ning oleme selle peale mõelnud, kuid kahjuks on kõrvaklapi on liiga peenike ning et meie tootmislahendus ei luba sellele lahendust pakkuda. Kahjuks. Väga kahju, siis ma pean midagi muud välja mõtlema. Aga aitäh teile! Teeme aplausiga. Järgmisena ja viimasena siis kutsun siia lavale ette esinema ka õpilasfirma Valemaatika. Tere, austatud žürii, kuulajad ja konkurendid. Meie oleme õpilasfirma Valemaatika ja tuleme Tallinna Nõmme gümnaasiumist. Anname teile ülevaate meie õpilasfirma tegemistest sel õppeaastal. Meie meeskonnas on kokku 5 liiget. Mina olen Karl ja minu halduses oli kogu müügiprotsess. Mina olen Sander ja minu ülesandeks oli ühendada õpilasfirma meeskond üheks tervikuks ning kindlustada õpilasfirma kui terviku funktsioneerimine. Mina olen Jürgen ja tegelesin õpilasfirmas raamatupidamisega. Mina olen Mari-Liis ja tegelen turundusega. Minu nimi on Kristen ning tegelesin õpilasfirmas toodete arendamise ja disainimisega. Lisaks meile 5 kuuluvad meeskonda ka mentor Mark Maslov ja kooli matemaatikaõpetaja Karin Klemmer. Aga milles seisneb siis meie äriidee? Nimelt, kõik põhikooli õpilased seisavad silmitsi suure probleemiga, mis seisneb selles, et neil on vaja õppida lähenevaks matemaatikaeksamiks matemaatikavalemeid ja reegleid. Tekib kohe küsimus, et kust kohast kõik need vajalikud reeglid ja valemid üles leida. Ja sellele järgneb järgmine küsimus, et kuidas õppida ja ka korrata neid valemeid ja reegleid niimoodi, et see võtaks võimalikult vähe aega. Lahendus probleemile on kompaktne matemaatika valemikogu. Valemaatika valemikogu. Meie toote eeliseks on kompaktsus, kerge kaal ja väikesed mõõtmed ning muidugi sisaldab meie valemikogu kõiki põhikooli põhilisi matemaatikavalemeid ja reegleid. Toodet on mugav kasutada ja kaasas kanda. Suurt tähelepanu pöörasime ka toote disainile, sest toode peab olema kliendi jaoks kutsuv ning hea välimus on selle aluseks. Meie visioon on teha matemaatikavalemite õppimine ja meelespidamine võimalikult lihtsaks. Ühtlasi, nagu iga ettevõte, seadsime ka meie firmat asutades endale eesmärgid, milleks olid teenida kasumit, saada turu liidriks ja saada uusi teadmisi ning kogemusi äris. Kui me hakkasime liikuma oma eesmärkide suunas, siis ei seadnud midagi õnnehooleks, vaid töötasime välja selge tegevuskava. Meie strateegia nägi ette, et kõigepealt viime läbi turu-uuringu, selgitamaks välja, kui suur on üldse nõudlus ja huvi meie toote vastu. Kui turu-uuring tehtud, alustame tootearendusprotsessiga. Paralleelselt, kui tegeleme tootearendusega, siis tegeleme ka toote reklaamiga, et tekitada inimestele arusaam, et me oleme olemas. Kui toode valmis, ei ootame, kuni klient tuleb meie juurde, vaid me lähme ise kliendi juurde. Selleks nägi strateegia ette toote esitluste läbiviimist koolides, ehk siis otse meie sihtgrupi juures. Toote müügikanalitena kasutasime koole, ühtlasi õpilasfirmade laatasid ja ka jaekaubanduskette. Tegelikkus võttis valemikogu valmimine algsest oodatud kauem. Pärast esimese trüki valmimist selgus tõsiasi, et tootes on viga, mis jälle viivitas müügiprotsessi. Lisaks ei saanud me koostööd jaekaubandusketiga. Meie suurimad saavutused on üle 300 valemikogu müümine. Samuti saime Paides toimunud õpilasfirma Raadal särava ja oskusliku müügipreemia. Suureks võiduks peame ka õpilasfirma pääsemist Eesti parim õpilasfirma 2016 finaali. Lisaks peame väga oluliseks enda arenemist õppetöö käigus, kus paranes meie suhtlusoskus ning müügi ja meeskonnatöö. Nüüd kõige tähtsam osa.
finantstulemused. õpilasfirma algkapitali suurus oli 100 eurot. Müügiperioodil teenisime tulu 1889 eurot, millest kasumi moodustas 1095 eurot ja kasumi marginaal on 58%. See on meie poolt kõik, täname kuulamast. Aitäh, õpilasfirma Valemaatika. Meil on selline küsimus, kas te plaanite teha kogumikke ka gümnaasiumiõpilaste jaoks või ainult põhikoolile? Just täpselt, et plaanis on töötada välja ka sihuke analoogne matemaatika kogumik ka gümnaasiumile, sellepärast et ka gümnaasiumi lõpus on ju tähtsad riigieksamid. Ja kindlasti me liigume selles suunas ja töötame välja gümnaasiumile. Aitäh! Teeme aplausi ka. Suur aitäh kõigile õpilasfirmade vahvate esitluste eest. Te olete kõik teinud väga suure töö ning jäänud on siis vaid stendivoorud ja žürii vestlused.